mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad. Mehed ei nuta eetris. Kell on 11 ja 16 sekundit ja kuupäev on täna. Mitmes meil on täna? Vaatan telefoni pealt. Ütle, Tarmo, sa tead paremini. Enda sportlik huvi on siiski jälgida. Kaua sul aega läheb? Kaua sul aega läheb? Oota, siit ei ole... 12 märts. Nii. Ei no, mis sa naerad, no? Asi on nii, mul näed käe peal kella ei ole. Aga miks sul ei ole käe peal kella? Sellepärast, et ei ole. Kuradi mees, sa oled, kui sul käe peal kella ei ole. No sellepärast, et ei ole. Iga normaalne mees kanna. Ei ole, absoluutselt. Ja kui sa ei saa käe peal kanda, siis kanna taskuuri. Taskuuri, just. No. Ja, see sobiks väga hästi sulle. Ma arvan, jah. Selline tõeline ehe sükke vana kool. Jah, aga no siis venitab tasku välja. Okei, nii, oota, stopp. Igaks üks remargi korras enne, kui sa mulle tere andmiseks annad voli või ütlemiseks annad voli, ütlen, et sul need taskud on minu arust nagu nii välja veninud. Vahet ei ole, kas sul on uur seal või ei ole. Nii, Tarmo Paju Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina igalt poolt. Tervist. Jaan Martinson Delfist Eesti Päevalehest ja igalt poolt mujalt. Kõik need miljonid, mis sa oled kunagi teeninud kirjastajana. Pettusega, ma rõhutan väga pettusega. Kõik need ilmselt on teinud sinu taskutega ikkagi oma töö. No ilmselt küll jah, aga ei, ma jah, ei ole aastaid kella, mul ei ole ühtegi vidinat nagu peal, mulle abielu sõrmus oli täpselt, vist oli, ma ei tea, kas ta oli 2 päeva või oli 1,5 päeva ja siis niisugune hästi ebamugav ja siis andsin naisele tagasi, ütlesin, vaata tee sellega, mis tahad, et ma ei viitsi seda kanda ja... Vahi suslika, siuke geenius, et terve elu põhimõtteliselt on käinud ringi nagu vaba mees. Jah, ei, no suslik... No see ei tule meil üllatusena loomulikult, see ei tule meil üllatusena. Ja see nüüd kuskil on, naine kannab elegantselt abielusõrmust, aga jah, mul ei ole teda, on 1,5 päeva näpus olnud. Miks peavad mingisugused kulinad, vidinad, mingi rõngas ümber näppu olema? No ei ole ju normaalne. Täpselt sama on lipsuga. No kuulge, see on ju täiesti absurdne. Ei, lips väga okei. Peep. Miks sul ei ole ees seda siis? Ma annan mängudel, ainult pidulikul hetkel. Saatesse tulek ei ole pidulik. Kuidas ei ole? Muuseas, mängu ajal, mul on lips sees, kui sa oled tähele pannud. Ma olen tähele pannud, aga ausalt öeldes ma eeldaks, et siin saates on see sul ka ees. Kuidas see vähem pidulik on? Seepärast, et teie kokku saamine küll mingi pidupäeva nagu minu jaoks ei tähelda. Küll, aga nende ütleme, kõigiga kokku saamine, keda seal mängusaalis kohata võib näiteks. Muidugi. Nii, aga ei, tähendab, minul ma ei hakka täpsustama, et siin meidegi on vahendanud siin küll lugusid sellest hooajast. Mis lugusid? No lugusid sellest, keda kõike kohtad seal, kellega kohtumine on pidupäev ikkagi. Ainult torad inimesi. Ei, minul tekib tõesti küsimus. No kuulge, täis kasvanud meeste rahvas on ju, eks. No peaks mõistus ka peas olema ja paneb kaela endale mingisuguse edeva värvilise riidetrüki võib olla ka selline tagasihoid. Nii, millel ei ole mitte mingisugust funktsiooni. Ma saan aru, et sellega saaks huud pühkida. Vaata, kui krae hästi kinni ei anna, et nööb kinni tule, siis lipsuga tõmbad enam kokku. Aga mitte, et funktsioon on täitsa olemas. Sealt võib olla nii mõnigi süke nagu enesekontrolli kaotus on võib-olla ajaloost tulnudki äkki, et ühel hetkel hapnik saab otsa lihtsalt korralikult ja siis ainus viis seda juurde anda ongi nagu prahvatada niimoodi, et lips annaks järele. Aga muuseas vanasti, ma mäletan, kui minu isa oli veel nagu tegude mees ja siis käidi alati, mind sünnipäevadele, siis meestel olid alati seljas ülikonnad, triiksärk ja lips oli ees. Siis istuti selle pika laua taha, see kõik sült ja soe söök ja siis võeti viina seal. Ja siis tavaliselt oli umbes niimoodi, ma panin nagu tähele, eks ole, et kuskil pärast 3. pitsi lasti lipsusõlm natuke lõdvemaks on ja siis jämedalt umbes pärast 5. võeti pinsaks seljast ära ja umbes 10. järel võeti ka lips kaelast ära ja siis olid juba, särgi nööbid nii, et karvane rind paistis, eks ole. Et see oli nagu Aamen kirikus, see läks nagu niimoodi nagu ühtses rütmis nagu kõigil meestel nagu korraga. Ja sellega sai siis täpselt ära määratada, kui palju pitsa on. Kaugele pidu on ka jõudnud, nagu ütleme nii. Lapsena said sa siis nagu aru, et kaua on koju minekuni aega veel? No põhimõtteliselt jah, et siis jah, või millal need minema hakkavad.
ja ükskord onu Artur võtsis nii okk, et ta läks õue trepist alla ja siis ta kukkus meil lillepeenrast nina ja lõõki. Sai tädi Alma käest riielda. Aga vähemalt, kas lips oli sel hetkel juba läinud? Ei, lips oli võib-olla juba tädi Alma kotti pandud, tead, et maha jätaks seda. Et mul on olnud et 3 lipsu, ma ei tea, segastel asjaoludel oli omal ajal vaja, mikski pärast teatud ajal kaela panna, üks oli, ühe ma siis ostsin, ühe ma sain, mingisugune pesapalli konverents oli mingi Guatemala pesapalliliidu lips on ja siis ühe ma ostsin teadlikult süsimust lips ja mul oli süsimust särk seljas. Aga põhjus oli see, et restorani ilma lipsuta ei lastud, mäletad nõuka ajal? Oligi nii, jah, pidid olema ülikonnas kõik ja mingi kuluvad tööriietega. Tekstavüks on mingi tööriie, sellepärast sai palju taskut ka, et saaks mutrivott, mida asju sinna panna. Ja siis oligi niimoodi, et aga siis ma panin musta särgi, musta lipsu ja siis vähemalt mul oli lips olemas, kuigi ta välja ei paistnud. Aga see on Arturiga tuli mul veel meelde siuke asi. Et see on ammu väga ammu lahkunud, eks ole mees. Aga ta maa laskurkorpuse mees on ja. Aga ta oli spordimees ka kõva ja siis ta ikka rääkis, kuidas nad omale mingid jalgpalliga kirsasaabastes mängisid jalgpalli. Ei, absoluutselt. Ei, aga meie mängisime ka sõjaväes ju kirsasaabastes, täpselt sama. Ja see peab täpselt laski edasi rääkida. Ja meie mängisime kossu muuseas kirsades. Ja me mängisime võrku, meil kossu seal ei olnud, korve ei olnud sõjaväes. Oota, kas sa Tarmo Partjankat oskad mähkida või? Jah. Ei. No jälle, tähendab, ütleme nii, Tartu maraton juba sõitnud, Partjankat mähkida ei oska, ütleme, kõik, ütleme, meheks olemise tingimused täitmata. Vastab tõele. Kusjuures Partjanka on tegelikult hästi hea ja mugav. Ei, no ta on mugav, kui ta hästi panna peale. Läksin vahepeal selle nõukanostalgia vahepeal, läksin ikkagi meie enda pildiarhiivi vaatama, mis pilte ma siis Keila korvpallimeeskonna mängudelt ja Peebust näen sellest hooajast, et kui stiilne see kõik seal siis välja näen ja no vaatan tõesti, et Jaani see sissejuhatus sellesse teemasse on olnud üsna tabav ikkagi, et ega siin ikkagi värvide mängud, värgid, stilist on ilmselgelt siin ikkagi nagu panustanud, et sinised õmmeldud ülikonnad ja sellised pruunikad, väga moekas värv, ma olen aru saanud, sellised pasteelsed toonid, haakub sellise Keila korvpallisaali sellise, see, mis teil on seal beežikas taga, see otsa sein seal näiteks, et noh, ja kingad tundub on ka ikkagi väga hästi nii abitreeneril kui peatreeneril ja seal paistab üks kolmas treener ka veel, et kõigil on kenasti ikkagi nagu on ikka vaeva nähtud. Vaat siuke ilus mees on meil ikkagi. Selle ma ütlesin kohe ära, et siukest asja ei... Muidu on siuke kirsapoliitika ja selline armastaja, aga ikkagi... Ei, selle ma ütlesin kohe ära, et tähendab, meie klubis siukest asja ei ole, et ülikond ja tossud, nagu siin paljud käivad, unustage ära, siukest asja ei ole ja ei tule mitte kunagi. See on nagu fakt. No aga siis ebamugav on ju kingadega. Veel nahktallaga kingad, libised kukud. Paar tundi kannatad ära seda. No siuke moodu mees. Absoluutselt. Jah, aga siis selle jutu lõpetuseks muidugi Taavi Rõivasele tahaks edukas show. Ei, mis ta tegi arvuti lahti. Mitte midagi muud ei olnud. Tänapäeval tööd ei lasta inimesel teha. Ja mina olen ka arvuti lahti, mind on ikkagi lastud nagu ka jätkulendudele pärast seda. Ei no jaa, aga no... Sa ei ole kunagi arvuti lahti teinud lennuks? Ikka oled ju ka. No selles mõttes õhku tõusmise ajal ei ole ja maandumise ajal. Tõsi, minu arust on see poliitika nagu leebemaks läinud seal, et ma eeldan... Kui see laud on kinni ees, siis võib olla ju... Sa võid ju kuulata ju muusikat ka õhku tõusmise ajal. Ma eeldan, et seal võib nagu see nüanss olla nüüd natukene, et millest lugupeetud endine peaminister jättis võib-olla nagu rääkimata selles kommentaaris, mida ta meediale andis ja saatis siis postkastidesse, et üks asi on jah see, et noh, nagu sinagi ja nagu mullegi on tulnud võib-olla stjuardess ütlema, et no ei tea, pange nüüd see oma elektrooniline seade siin või noh, näiteks arvuti siis kinni, eks ole, või ma ei tea, lükake oma see pagas, mis teil on siin ikkagi sinna ilusti sinna ees oleva istme alla. Ja selle peale otseselt ju ei juhtugi mitte midagi. Nüüd küsimus, kus võib nagu probleem tekkida, on see, et kuidas sa siis reageerid sellele, kui stjuardess seda nagu ütlema tuleb. Et kui sa nagu ütled, et okei, muidugi paned selle sinna istme alla või paned arvuti kinni, et noh, siis tavaliselt ei juhtugi ja siis isegi sina oled jätku lennule pääsenud, aga kui sa huvitaval kombel, aga ütleme, on ka kindlasti selliseid reaktsioone, mille puhul võib juhtuda, et sind võetakse lennuki pealt maha.
ma mõtlen seda, et see Tallinna esingi ots on lühike, et selle jaoks ei jõua nagu seda kompuutrit nagu lahti võttagi, juba ta tõuseb õhku ja hakkab kohe maanduma, et seal nagu ei olegi ju, seal ju minu arust seal ei juhta see stewardessi ju edasi-tagasi käia korraks juba ongi juba jälle maandumine. Kuule õige töökas inimene ei lase ühtegi minutit kaotsi, kui saab tööd teha. Mõtlesin nagu selle peale, et okei, seal ta tekkis nagu pahandus selle lennu peale. Aga kuidas ta suutis imbuda ikkagi siis sinna järgmiste lennukisse ja siis alles sealt järgmisest lennukist võeti ta maanduma. Ei olnud nii või? Mina see küll niimoodi aru, et see Jaapani lend ju hilines nagu sellepärast, et ta võeti sealt maha või ei olnud niimoodi või? Jaa, oligi. Ei ma mõtlen, kuidas ta sealt siis nagu sealt imbus sinna lennukisse ikkagi, et ta nagu kohe nagu siis, et kui tal eelmises lennukis oli seal nagu tüli, mille kohta esitab ka pretensiooni, eks ole, et kuidas siis niimoodi sai juhtuda, et ikkagi sai sinna peale. Jah, aga nagu ma sain aru, ülejärgmisele lennule ta kuidagi ikkagi nihverdas ennast, seepärast ta ju lõpuks lendas ju. Lõpuks jõudis kohal ikka. Ma nii palju ei ole nagu jälginud seda teada, aga Ei, aga show peab olema, ei, see on äge. Sellepärast, et sellest külmkappi asjast ja nüüd oli ju tükk aega möödas, midagi põnevat sealt poolt ei tulnud. No tal on siin olnud ikka ju üsna seiklusrikas viimane aeg seal. Ei, vot oligi. Tähendab, seal tuli pikk paus. See jama, sulle sai jälgi meelevahutusmeediat. Aga kas käis Vetsus kellega koos? Ma tahtsingi öelda, et pärast külmkapi intsidenti oligi tükk aega nagu ja siis oli vaja kellegi seal musitamas käia kuskil tualetis ja kõik nii ja nüüd on asi nagu ägedaks läinud. Aga kas mitte, mäletame siin kunagi siin saates nagu ütlesin, kui ta peaministriks sai, et ei ole veel nagu küps, eks ole, et ikka tuleb välja, mul oli ikka õigus nagu teadne. No ütleme, sa ütlesid ka muid, nii nagu selle lennuki juhtumi puhul sõltub, et kuidas sa reageerid stewardessile, sa ütlesid ka selliseid asju, mis võib-olla olid ikkagi natuke ebakohased, ütleme nii. Ei hakka võib-olla meenutama. Nüüd tuleb välja, et see kõik oli kohane tegelikult. Ja. Nii et sa võtad oma toonase vabanduse tagasi. Jaa, no selle pärast tuli vabandada, et saad edasi kestaks. See ei tulnud siiralt. Oli mul vaja see Pandora laegas avada üldse. Ma saan aru, et Delfi kaotakse ka ju pressinõukogusse nüüd. Absoluutselt. Et siis saame vaidlema hakata, et mitmest õllest alates on purjus ja mitmes ei ole ja kes konkreetselt ka. Peebu puhul on see piir kaotamata ühes kohas ja Taavi puhul teises kohas ja minu puhul hoopis kolmandas kohas. Ja ei seda kindlasti, jah. Ja kusjuures, kui piiridest jutt tuli, sina ei lennanud meiega koos Sydneysse ju? Ei, eraldi lendasin. Sest seal oli ka piiride küsimus, see oli see läbi ajaloo üks kas see oli, kus toona Postimehes töötanud noormees üritas meie suure mehega koos võrdselt hakata viina viskama ja ei jõudnud eriti kaugele, ühesõnaga ta siis üritas seal lennukis ka veel tellida nii üht kui teist ja telliski ja pärast seda oli pahandust kui palju. Ühesõnaga lõhnas kogu see lennuk üsna rõvedalt. Just nimelt lõhnas, rõhuga sõna lõhnas. Jah, just. Ja siis meie üks legendaarne vaene ajakirjanik siis istus tema kõrval ja ta ei saanud sealt üle ega ümber välja minna. See oli päris paha. Nii, aga lähme nüüd teemade juurde. Suusaspordis oli tegelikult ega sel nädalal liiga palju igasuguseid sündmusi olnud, aga olid ägedad suusasündmused. Kristjan Ilves võttis üsna kindla 3. koha Oslos teises sõidus, tegi hea hüppe, hea sõidu ja lisaks siis ka Tuuli Toomingas sai taaskord 6. koha, et ma just eile õritasin natuke Tarmalt, küsisin, et millal areng toimub, et millal 5. või 4. võiks tulla. Kuidas see Tarmot kuidagi nagu õritas? No ma ei tea, hakkas mul siin selgitama ja põhjendama. Ja siis... Ei olnudki nõus kohe. Ja ei olnudki. Oled sa nõus jäänud? No millega ma pean nüüd nõus olema, täpsustame esmalt selle, et kui me räägime... Võrreldes eelmise selle 6. kohaga arengut ei ole toimunud. No jah, võrreldes eelmise hooajaga tervikut vaatad, siis see on täna 3 korda rohkem MK-sarja punkte kui hooaeg tagasi. Kas eelmisest 6. kohast, kui selle 6. kohal ei ole tervik? Järelikult areng on ikka päris korralik. Ei, nagu sa vaatad, näiteks ütleme, alates 3. eluaastast ka on areng toimunud. No ilmselgelt jah, et rutates natukene ette, siis mis iganes tulemuses sa saad järgmises mängus Keila Kossu satsiga, siis pärast seda, kui sa oled liiga viimasele kaotanud, no on igal juhul areng.
muidugi on. No absoluutselt. Lihtne. Üldse ei eitagi seda. Ja siis... Ja selleks tulebki sellist kaost võtta, et saaks nagu rääkida arengust jälle. Ja põhimõtteliselt Regina Ermis tegi ka head sõidud, et mis ta oli, kaks korda 20 seas ja mis eriti tore oli see, et Kristo Siimer tegi ka täitsa korraliku sõidu, oli 18. ehk siis elu parim koht MK-etapil. Et tundub, et see laske suusatamis hakkavad asjad kuidagi sujuma ja just meie praeguse peatreeneri all. Et nagu ma siia kirjutasin ka, et mida nüüd siis mõtlevad need, kes üritavad nagu omaette seda asja ajada, et seal on väga selgelt, et Indrek Tobrelutsu tiim töötab hästi ja ka uus peatreener, Tarmo teab tema nime, mina on nii vana, mul läheb meelest ära kogu. Stefan Lindinger. Vot nii, see on raske nimi ka veel. Et ta näitab täpselt, et tema süsteem vähemalt nende sportlaste puhul toimib. No rõhk ongi vähemalt nende sportlaste puhul. Just. Et me ei tea, mis siis nagu ütleme, kas see teistega samamoodi toimiks, et ilmselt mingitel põhjustel ju mingid sportlased loobusid temaga sellest koostööst, et jupp siis, eks see ongi natuke individuaalne, et kes kellegile sobib. Võib-olla see küsimus jääb, et kas nad natuke liiga rutakalt võib-olla tegid, et ega nad liiga palju võimalust võib-olla ei andnudki talle, kui meenutada natuke neid suviseid isegi vist kanakitkumisi või vist tagantjärele öelda, et see on muidugi tagantjärele tarkus ja erinevalt sellest, kuidas ma ei tea, kuskil netiportaalis saame me teha AB-teste ja vaadata korraga, kuidas ühel juhul mingisugune asi toimub ja teisel juhul toimib, et siin me seda kuidagi ei saa, saame ainult lähtuda sellest, et jah, antud sportlastele ja antud tulemuste põhjal saame öelda, et need kaks tiimi töötavad hästi. Ja tegelikult jällegi, eks ei ole mina see spetsialist ütlema, aga nagu ma saan aru, et Linniger üritab nii-öelda teaduslikult teha seda treeningtööd ja sel juhul on ülimalt selge, et kõik sportlased ei saa temalt täpselt samasuguseid treeningplaane, sest vastasel korral ei ole mõtet selle teadusega seal üldse jamada. Et ma arvan, et see lähenemine ongi ja peabki olema individuaalne. Ja nii ta ongi, ma usun. Mis väärib kindlasti märkamist, ma arvan, on ka see, et minu arusaamise järgi nii Regina Ermis kui ka Kristo Siimer on sellised laskesuusatajad, kelle puhul asjatundjad on rääkinud mõnda aega juba sellest, et neil on tegelikult potentsiaali küll, et Regina Ermitse puhul lihtsalt on võtnud võib-olla aega selline, ma ei tea, küpsemine ja mingisugune õige olustik, õige treener, õige pingutus, mingisugused asjad on lõpuks nagu kokku sattunud seal ja Siimer on muidugi tunduvalt noorem sportlane ja on siin natukene haiguste ja asjadega ka kimpus olnud ja nüüd kui tõesti on vähemalt see hooaja teine pool eriti, on ta saanud terve olla ja uus treener mingi efekti on jõudnud tänaseks kindlasti juba anda ka, et siis on ka loogiline, et nüüd hooaja lõpus just võiks hakata nagu midagi juhtuma. Ja, aga mis Tuuli Toomingasse puutub, siis me võime siin vaielda, kas pidevalt 6. kohtade välja sõitmine on areng või ei ole areng ja kui kõik need punkte liita ja vaadata sealt, aga me ju kõik tegelikult ootame seda ühte sähvatust, mis viiks ta poodiumile. Ja me panime ju hooaja alguses, mäletate, me panime ju need ka paika nii-öelda ennustusvõistluses, et Kristjan Ilves ja Tuuli Toomingas, kas nad mõlemad jõuavad poodiumile. Ja Kristjan Ilves on seda juba 4 korda teinud ja kusjuures see ei ole väga halb ennustus, sellepärast, et Tuuli Toomingal on ju nippa-nappa puudu ja nüüdki oli tal vaja need 2 viimast lasku. Ilmselgelt on see ala, kus neid oleksid on hästi palju ja selle viimase jälitussõidu oleks ongi see, et lased viimase tiiru puhtalt ja siis me oleks näinud ilmselt viimasel sirgel samasugust duelli, nagu ta tegi Braisage Boucher'ga 6. kohale, oleks ta teinud Giulio Simoniga 3. kohale. Et täpselt nii kaugel see esimene poodiumi võimalus oligi täpselt, aga see
minust tuleb siin nagu natukene kained pead selles mõttes ka hoida, et loomulikult võib see juhtuda kiiresti, võib-olla tulebki nüüd viimasel MK-etapil või sellel viimasel nädalavahetusel, kus on tõesti 3 väga korralikku võimalust, sprint, jälitussõit ja massstart, kõik on seal kavas. Et loomulikult võib see juba juhtuda, aga kui me tõenäosusest räägime, siis suurem asi minu arust on see, et ta on selle stabiilsuse, mille ta eelmise aasta lõpus seal oma kiiruses juba näitas, selle on ta tõestanud, et selles kiiruses on tal stabiilsus olemas. No ja ma julgeks väita, et pigem kui ta hoiab seda edasi ja võib-olla areneb seal kuskil veel, siis on lihtsalt täiesti aja küsimus, millal see poodium lõpuks ka tuleb. No see ongi see, et vaata tähtsa saavutada mingi teatud baaslevel, et nüüd ta seda baaslevelit on tõstnud nagu ja selle pealt nüüd see sähvatus, see baaslevel on tõusnud nii kõrgel, et selle pealt sellest sähvatuse tõenäosus on palju suurem kui varasematel aastatel. See on, kui nüüd tõsiselt rääkida arengust, siis see on nagu see arengu näitaja, kus see siuke võistluste siuke keskmine tase nagu on. Aga minu arust on oluline ka see, et ütleme sealt, ta on viimasel nädalavahetusel, ütleme, oli selline maailma ta siis oli 8. laskesuusataja umbes ja mõnel on olnud siin 10., 12., kusagil seal kandis MK-sarjas kokku 21, aga ütleme hooaja teise poole statistikas ma julgeks pakkuda, et ikkagi selline esitosina piirimall juba kuskil, et sealt ütleme 30. 12. tundub siiski nagu lihtsam areng kui 12. 3. tõusmine, et seal läheb asi ikkagi nagu palju tihedamaks ja eksimisruumid lähevad ka nagu oluliselt väiksemaks. Ja täpselt sama level on tõusnud ka Kristjan Ilvesel, kuigi juba 3. aastat järjest on ta MK-sarja kokkuvõttes 5. Ja vaata Ilvese see hooaeg on olnud natuke ka siuke teistsugune, et hooaja esimene poole ta oli ikkagi väga siuke, kuidas ma ütlen, nagu alla selle ootuste, mis näha oli. Nüüd ta hooaja teises pooles on saanud selle õiget tule alates Otepest. Enne seda oli ju tegelikult hooaeg suhteliselt ebaõnnestunud. Aga see oli võrreldamatult paremal tasemel alla ootusi, kui aasta tagasi hooaja esimese poole alla ootusi, et siis ta oli seal kuskil 20. koha piirimail stabiilselt, nüüd oli siuke 7. Aga meil nagu ootused ja jutud rääkisid ikkagi nagu kõrgemast kohast ta enda, need ei olnud nagu mingi meie ootused, vaid ma saan aru ta enda ootused ka. Ja kusjuures Kristjan Ilvese puhul ongi just see, et ta on tegelikult teinud seda, mida ta ise ja meie kõik ootame, ehk siis lihtsurelike hulgas on ta olnud parim, ehk siis siin Otepääl 12 kohta seda näitavad. Aga see Riiber on, no ei saa. Ta ei ole nagu inimene. Ei ole, ma vaatasin seda pagana Oslo sõitu. No milleks meil kõike seda on vaja? Vend hüppab ennast, mis ta oli? Esimeses oli järgmise eest oli mingi minut 20. Ja lihtsalt läheb ja matkab. Teeb rahuliku sõitu, kuigi ta pani korralikult ketsi ka seal ja kõik niimoodeks. Kas ta matkas või pani ketsi? Ei kohati pani kiirust ka ikkagi, aga tal ei olnud kuhugi midagi seal teha, lihtsalt ainult sõida siin ees, võtta see esikoht ära. Et selles mõttes on kahju, et kogu võistlus käib teise koha peale. Ja ka selleski heitluses siiski nagu igal alal, nii ka kahe võistluses, ega tipp on ikkagi tihe, et Kristjan Ilves on suures pildis 5. nüüd siis 3. hooaega järjest. Tõsi, nagu sinna 5. sisse vaadates, siis see tundub nagu igal 3 hooajal tundub nagu tugevam 5. kui eelmine. Aga teisest küljest tipp on tihe ka selles mõttes, et ega seal ta ei ole ainus, kes seal mingisugused sammukes edasi teeb, et see samm, mille näiteks on teinud see tema jutumärkides sõber Stefan Rettenegger on võib-olla nagu 2 hooaja võrdluses isegi suurem olnud lõppkokkuvõttes, et tema võitleb seal MK-sarjas ikkagi 2. ja 3. koha peal praegu ja on stabiilselt ikkagi temast ees olnud, et raske on uskuda, et Kristjan Ilves saaks selles vanuses teha veel mingisuguse väga suure hüppe sõidukiiruses, et ta on nüüd selgelt stabiilselt mitu aastat arenenud. Aga ta on saanud kiiremaks. Ta on saanud oluliselt kiiremaks, siin ei ole üldse mingit küsimust isegi, aga ma kahtlustan, et seal selle hea hüppevormi stabiilsemaks muutumine on see, mis annab talle ikkagi sealt 5. kohast MK-sarja kokkuvõttes tulevikus kõrgema koha ja sealt pealt ka tõenäosuse ikkagi lõpuks saada neid poodiumi kohti rohkem ja võib-olla mõni võit ka lõpuks.
ja tegelikult, kui me vaatame, ma just viskasin silma peale, et ta on nii-öelda hüppajate edetabelis on ta alles 6, tegelikult ta võiks olla ju esimene, teine, kolmas, no esimene ilmselt mitte, aga teine, kolmas, eks, see annaks ju juurde, aga samas on ta suusatajate edetabelis oli vist 12, no see on natuke anomaalia, kui me vaatame niisugune 3, 4, 5 aastat tagasi, ma mäletan seda, et kui me rääkisime, kui saaks kõige kiiremale kaotuse kärpida 1,5 minutile, et siis oleks juba suur tegu. Aga nüüd on parimatel sõitudel, tal on olnud teine suusaaeg. Nii et nüüd on viimased etapid veel sõita ja no, Kristjan Ilvesel 1 võistlust, Tuuli Toomingal 3 võistlust. Et noh, ootame poodiume. Aga vahetame teemat, poodiume on jahtinud ka meie rahvamaratonidel ports suusamehi ja suusanaisi ja on teinud seda siis sellisel viisil, et kui floormäärded on keelatud, siis nende suuskade alt floor ikkagi on leidunud ilmselt oluliselt rohkem, kui see praktikas välja on tulnud, sest selle floori olemasolu kontrollimine on olnud üsna selline hektiline, aga siin kohaliku maratonisarja viimasel etapil ehk Haanja maratonil toodi see floorimasin ikkagi kohale ja võeti siis üks korralikum reha ette seal, mis oli top 20 sõitjate seas ja kuidas see lause käis seal, tohhu pime, vaat kus ime. Nende seas, kes sellesse rehasse ikkagi kinni jäi, oli siis ka Andrus Veerpalu. No ei vea mõnel mehel kohe üldse või siis peab ütlema, et ei suuda mõni mees kohe nagu üldse reeglid järgida. Vaata mõnel mehel ongi tõesti, et nagu ei vea, et vaata, et küll see kasvuhormoonid näidud on siuksed nagu piiripealsed, eks ole, ja tulevad välja. Küll juhuslikult, ütleme, su poeg on seal sinu toas ja veretopingu seotud ja ka nagu siuke õnnetu lugus nüüd nagu täiesti juhuslikult ikkagi on see vana määre sinna suuskade alla jäänud halvasti puhastatud ja noh, kõik need asjad, et no õnnetu saatusest inimesel, aga tähtis on see, et ta need kuldmedalid võitis puhtalt. Jah. Aga Andrus Veerpaluga sai ka juttu puuda Gunnar Leeste meil kenasti ja siis ta ütles, et lihtsalt olid mustad nii-öelda saastunud suusad vanast ajast floori all ja tunnistas tal üles. Väga vanast ajast siiski ei olnud, et kui nüüd hoolega lugeda ka siin nii-öelda seda korrektuuri seal juures, mida siis meie Suusaliidu inimene tegi tema Andrus Veerpalu väidetele seal, et noh, siis et kui muidu veel oli võib-olla selline tunne, et noh, et kuna see teema on selline nagu noh, no ma ei teagi, veider on nagu võib-olla nagu veider sõna selle kohta, aga ühesõnaga on keeld, ei kontrollita, samal ajal veel poodides massiliselt müüakse neid jääkja igal pool. Sa võid ju endale alla panna. Absoluutselt, on ju, et kuna sel teemal on segadust hästi palju, on ju, siis on apteeks dopingu ained ka. Oli üsna ette arvatav, et kui sinna nagu korralikult kontrolliga peale minna, siis need juhtuma hakkavad, aga ja siis on seal veel see konks, et ma saan aru, et nende suuskade, mida sa oled flooriga määrinud, et siis nende nagu puhastamine sellisel kujul, et see tõesti siis nagu puhtad oleks, et see ei ole mingisugune asi, et me siin sinuga garaažis võtame mingisuguse, ma ei tea, mis kuradi selle mingi svammi ette ja õõrume selle sealt maha. Atsetooniga maha. Ma ei tea, kas ta nii lihtsalt tuleb, on ju, aga kui sa nüüd vaatad Andrus Veerpalu kommentaare, mida ta andis, siis ma saan aru, et ta rääkis sisse siiski ka selle, et perekond Veerpalu on käinud siis Soomes võistlemas ja seal ikkagi ka petmisega tegelenud, et väites, et seal on ju lubatud floormäärded, kuigi tegelikult nagu Suusaliidu esindaja märkis, et absoluutselt mitte. See oli päris huvitav koht, et mis see? Aga tegelikult, no võt, sellega on eriti veel siin Eestimaal kõik see floorikeelud ja kõik ja väga paljud on ju öelnud ka, et kuulge, et oleks tegelikult olnud vaja niisugust aasta-2 niisugust nii-öelda ülemineku aastat selle pärast, eks,
et need floorid on müügil ja kõik ja selle peale öeldi, et no jaa, aga korjaku müügilt ära, kallid inimesed. See on ju... Mis kuidas jama sa hakkad ajama, mis müügil, mis see müügil on? Müügil ongi selleks, et ütleme, Tarmo-sugune kuradi rahvasuusataja, kes tahab käia niisama selle raha peal, paneb endale alla, sõidab sellega, see ei ole keelatud. Me räägime võistlustest ja see, ma räägin veel kord, et dopinguained on ka müügil, ega siis tarbida ei tohi siis, nagu sportlane oled, no mis jama sa ajad? No tead, seal on see, et tegelikult eks see müügimees peab ju oma kaubast ka lahti saama, sest ta on ju selle sisse ostnud. Aga saabki lahti nendega, kes käivad samas usatamas. No ma ei ole kindel, et needki tahaks, sellepärast see on hästi kallis on see. No muidugi on kallis. Ei ole seal hinnavahet nüüd selles mõttes, kui sa ei lase sinna mingit super võistlusmääretust alla panna, siis nende hindade erinevused ei ole minu arust üldse midagi erakordset. Suhteliselt samas suurusjärgus on need nii-öelda uued flooride asendajad versus seesama floor seal. Kuule, saad aru, ega harrastaja ju ka tavainimene, kas sa paned endale selle uue asendaja kõige kallimad määrdad ja floori määrdad alla, kui sa lihtsalt lähed ja sõidad oma lõbuks? Noh, mõtlen... Antud juhul me räägime ka, mida tuleb eristada, et sinna floori kontrolli võeti siiski kohaliku maratoni tipud ikkagi, et võeti see top 20 mitte ei mindud sellist minusugust, kes võib ka sattuda mingite asjaolude kokku sattumisena, võib sattuda sinna kuskile ja siis sõidab seal kuskil viimaste 10 suusatajate seas. Ja kelle puhul tõesti võib-olla, ma ei tea, mul konkreetselt ongi üks suusapaar ja ma arvan, et ei ole mõistlik võib-olla minna minusuguseid peitima, et näed, sul on seal mingi vana floor kuskilt korralikult puhastamata, aga antud juhul oli tegemist ikkagi ju nagu väga teadlike suusatajatega, kellest Andrus Veerpalu, nagu ta ise ütleb, on veel ju teada, et ta tegeleb suuskade määrimisega oma lastele võistlusspordiks, et seal ei ole nagu mingit sellist, seal on korralikud suusapargid nendel, vähemalt Andrus Veerpalul ja Tatjana Mannimaal, et kes ei saa pugeda selliste detailide taha, nagu võib-olla minusugune saaks isegi. Jaa, aga seal ongi, ilmselt kui nad ette teadsid, et seal on floori kontroll, mõlemad teadsid, et nad niikuinii lõpetavad selle ees otsas ja on ülimalt suur tõenäosus, et nad võetakse kontrolli. Võt siis ma tegelikult ise ei taha uskuda, et nad teadlikult... Kuule lõpetad ära. Kuule, kõik need Andrus Veerpaluga seotud juhtumid ju näitavad, et tegemist ikkagi nagu teadlikult ütleme nagu valemängulusega tegeleva tegelasega. Siin ei saa olla mingit, et nüüd ikkagi juhuslikult. Mis see jamad nüüd, Jaan? Tule nüüd ikka mõistusele. Ei, sel juhul on lihtsalt tegu inimesega, kes lihtsalt ei jaga maailmas kõige lihtsamaid asju. Nii nagu välja paistabki see asi ju kahjuks. Jah. Ega liikluspiirangutele ka väga korda pole läinud, kuigi siin te olete muidugi ühe partei mehed. Siin me ühe partei mehed. Pärast mõnus kiri ka selle teemal. See mees muidugi, see ära Põder jättis muidugi põhiasja jättis nagu kirjutamata muidugi, aga sinna me jõuame sellest. Aga mingi täitsa mingi umbluud ajas. Ma hakkas talle vastu kirjutama, aga ma ei viitsi saata, ma räägin siin parem ära. Nii, vaatame teemat ja siin sai ise ka õnne soovitud ütleme Haapsalu vehklemise suurkujule Helen-Nelis Naukasele, et tema õpilane Nelli Tihvert kindlustas koha Pariisi olümpial ja lõpuks nad siis said, millest nad olid unistanud, et see on nagu äge värk. No tegelikult nii ta on ja kui vaatame Nellit, eks, et ta on ju tegelikult vehelnud küllaltki stabiilselt, ta ei ole võitnud viimasel ajal, turniir ei ole poodiumilegi pääsenud, aga ta on olnud omal tasemel nagu. Olnud omal tasemel ja tegelikult mõnikord ka ta on väga tugevad vehkleid võitnud ja vaatasin seda turniiri ka ja need kaotused on ka niimoodi, et ütleme, tegelikult võiks võita, see ei ole niimoodi, et sa lased endale nii-öelda mütsi silmile tõmmata, aga ta on kogu aeg võistluses sees olnud ja siit on nagu öeldakse, hea edasi minna. Ära seda lauset küll ütle, Jaan, see on kõige õudsem lause, mida sportlased tihti peal ütlevad. Ei, aga selles mõttes on, et tal on nüüd kindel, et tema saab olümpial veelda ja nüüd ta saabki oma kõik selle ettevalmistusplaani ja kõik selle panna lihtsalt ühes suunas voolama, kuigi nüüd 2 nädala pärast on siis võimalus ka naiskonnaga. See on päris raske ikka. Nad peavad turniiri võitma hakkama sealt ja lootma, et siis Ukraina ei saa kõrgemat 6. kohast, oli vist nii.
et seda on küll keeruline, aga tegelikult on ta üsna üllatav, et see Nelli Tiffert ennast nii-öelda Eesti edukamaks vehklejaks vehkles, sest meil on ju kõik Eerika Kirp. No jaa, aga sa ju näid, siin ikkagi on see, või ma ei tea, kas see on absoluutne tõde, aga mulle tundub, et ikkagi siuke natuke selline, kuidas ma ütlen, täiskõhu tunne nagu ikkagi võib-olla on sellel Tokyo olümpia naiskonnal, et keegi neist ei ole pärast seda olümpiat enam esile tõusnud tegelikult ja on olnud kuidagi nagu kerges madalseisus, et suur töö tehti ära, põhimõtteliselt elutöö tehti ära ja võib-olla pärast seda ongi nagu raske ennast motiveerida uuesti nagu üles töötama ja see võib see paljude puhul kehtida, küll aga siin kindlasti, kui me räägime siin Katrina Lehisest, eks ole, kes on neist, ütleme siuke, oli seal selge liider ja võttis individuaalmedali ka ja nüüd tema neid tulemusi vaadates, et siin on nagu päris palju mõttekohta seal koos treener Nikolai Novosjoloviga, et mis siis ikka juhtus, okei, see vigastuseks oli, aga see oli ikkagi juba ju, pagan, see oli 2 aastat tagasi juba ju. Või milles vigastus oli? Ei, no, ta on terve hooaja, on saanud ju tervena ju meelde, eks ole. Ja tulemusi ei ole tulnud, et see on... No kuigi ta on pääsenud poodiumile, oli vist kas Vancouveris ja ühe korra. Ja, aga seal on ka teatud asjaolud, et ega tal väga tugevaid vehklejaid ei olnud vaja alistada, aga see selleks, kuigi ta lõpuks kaotas turniirvõitjale, eks. Ja teiste ka muidugi, Beljajeva, Kirpu, keegi neid ei ole. No ütleme, Embrich on isegi kõva olnud. Tema vanuses veel ja ta on teinud häid matše ja asju, aga ütleme, Beljajeva, Kirpu ja Lehis muidugi, ütleme, nendel kõigil on siin kõva nii-öelda järelmõtlemise koht, et kas ja kuidas nagu. Ja, aga tähendab ette rääkima ega ennustama ei hakka, ootame selle Hiina etapi ära, siis saavad asjad selgemaks, aga väga tõsine küsimus on, et mis edasi. Aga siin on see küsimus ka muidugi, et okei, Lehis on ütelnud, et ta nagu seal naiskonna võistlus ei osale, aga ütleme, kui nüüd see koht tuleb kätte, siis kõikide reglementide järgi tal on ikkagi õigus sinna olümpial naiskonda minna. Ja. Ma tahtsin sama asja korra ootasin just, et Ott Järvele on siin sotsiaalmeedias ka jaganud su lugu ja öelnud, et see ei ole nagu päris korrektne võib-olla, et Lehis vaatab mänge telerist, et just kui Vehklemisliidu senise korra järgi 2 nii-öelda edetabeli esimest peaks olema igal juhul sel juhul olümpial, kui see juhtub. Seal tekib küsimus. Ütleme nii, kui ta on ise öelnud, et ta ei taha naiskonda esindada kvalifitseerumisel. Vaata see üks põhjus, miks ma niisuguse pealkirja panin, oligi see, et pealkirjaga natuke intrigeerida, inimesi lugema panna. Teine asi on, eks mul ole ka natukene infot, aga mida ma ei hakka praegu kindlasti jagama ega avama. Et ütleme niimoodi, et Katrina Lehisel isegi siis, kui ta on edetabeli esimene number, ei ole väga lihtne sinna olümpiale. Jaa, aga tegelikult reeglite järgi ta peab sinna saama ja reegleid poole mängu pealt muuta ei saa. Ja et siin siseinfot, see kõik on tore, aga tegelikkuses sa ei saa seda muuta. Ilma teadmata, kas ta üldse tahab niimoodi sinna minna, ma siis räägin puht teoreetiliselt praegu, et sellist reegli muutust ei saa tulla ja kui ta tahab ja see annab tal võimaluse ka individuaalvõistlusel vehelda seal ju rahulikult. Kuigi puht teoreetiliselt ja siis veel puht inimlikult sinna juurde. Ei, me ei räägi inimlikkusest oleks praegu. Suhteliselt inetu samm, siis hakata võitlema selle õiguse eest. Tõus, aga ma ütlen, mingit vahet ei ole, kui sa hakkad näpuga ajama paberi peal järge, siis ei ole mitte mingit vahet, mingit inimlikkust me ei pea üldse rääkima. Nii, Peep, ja siis läheb asi juristide kätte, sest Katrina Lehis on teinud ametliku kirjaliku avalduse, kus ta annab teada, et ta üritab olümpiamängudele jõuda individuaalselt. Aga ta ei jõudnud. Ei, Jaan, aga see pole mingisugune juriidiline dokument, esiteks mingi kiri või ütlus. Teiseks, ta pole kuskil öeldud, et ta ei taha olümpial naiskonnas vehelda. Ta pole kuskil seda ütelnud. Ei, ta ei ole seda kuskil ütelnud. Ta olümpiale pääsu, tema ei pea aitama naiskonda olümpiale pääsuda. Ei, saad aru, ta ütleb, et ma pürin olümpiamängudele individuaalselt. Sa saad väga hästi aru. Individuaalselt ta ei saanud ju olümpiale. Jaa, sa saad väga hästi aru, et see ei ole mingisugune juriidiline mingi dokument ja lõpeta ära. Ei, ma räägin, et möllu tuleb. Möllu tuleb, loodame. Ma väga loodan, et see tuleb. Selles mõttes, et esimene eeldus on, et MK-etapp on ära võita. See oleks punkt muidugi. Aga ma ütlen, et
ma ei ütle, et ta peaks, et ma oleks nagu selle poolt, et sinna saaks, inimlikult, loomulikult olekski tegelikult nagu natuke nonsense, aga juriidiliselt, ütleme, reeglite järgi ei saa nagu seda takistada, see ongi asi. Nii, aga võtame järgmise teema, ilmselt mina olen see, kes ma... Ei, ma siis ütleme seda ka, et vehklemine ikkagi nagu alati pakub meile selliseid olukordi. No praegu me lihtsalt muidugi kasutame võimalust seda tolmu üles tõmmata, sest kui MK-etapi võitu ei tule, siis ei ole põhjust sellest ka rääkida, aga täna on hea võimalus ikkagi võtta ja see vaidlus ka maha pidada. Oot, seal isegi siis, kui olümpial ei saa, siis neid vaidlusi veel tuleb, aga okei, võtame järgmise teema ja räägime korvpallist, Eesti kodusest korvpallist. No ühesõnaga esimene vist minule kõige rohkem silma jäi, oli just see Prometee loobumiskaotus, mis anti Tartule, see on, eks teie kommenteerite, on see okei või mitte, ma leian, et ikka, see ei ole okei, on ju, eks. Aga siis kõvasti uusi mängijaid on palgatud ja näiteks seal, nagu ma siit loen, eks, Pärnu jäi ilma liidrist, palkas juurde, Peep, kes ei jäänud ilma liidrist, ka palkas endale mängija juurde ja mis toimub üldse Eesti korvpallis? Kalev Cramo ka siiski on oluline mainida, et Mihkel Kirvese asemel ei nüüd uue mehe, eile kukus tähtaeg. Aga Kirvesest me rääksime... Ja lihtsalt nüüd nad leidsidki viimasel päeval selle otsitud viimasel päeval ta ei leidnud, aga... No selles mõttes andsid ta üles ja andsid kõik seda paberit korda viimasel päeval, nii nagu meiegi, eks ole, kõigepealt tahaks see Prometist rääkida, et see oli muidugi täiega jama, et nad selle 0-20 andsid, sest et ma ju käisin ise laupäeval Riias ja nägin kõiki neid Prometee mehi seal Olimpiiski saalis seal liikumas ja nende alaline garderoob oli siis meie garderoobi kõrval ja mis möll seal ruumis nagu käis seal, kui meil oli vaheaeg, siis see nagu üle viidanud, et seal pool võistkonda haige oleks. Ma tean, et seal on kahe mehe vigastused on, kelle hooaeg on lõppenud, seal on ja vist äkki Lipov oli see teine. Ma ütlen vahele, et tegemist ei ole ka kõige õblukesema meeskonna. Ei ole kindlasti kõige õblukesema. Nad oleks võinud ka rahulikult mingi, ma ei tea, 8 mehega sinna minna või kas või 7 mehega ja mängu ära mängida. Aga see oli nagu nende valik, et teisalt ma loodan, et nad nüüd nagu, ma tean juba ette, et seal tuleb veel probleeme, kui nad peaksid täna võitma selle, siis seal tuleb probleeme. Jah, eurosarjas, et seal need eurosarja nüüd järgmise, see on poolfinaalseeria, eks ole, ja Eesti-Läti liiga veerandfinaalseeria ajad jooksevad mõnusalt kokku, eks ole, et seal tekib igast jama, neil on veel põhiturniirid meiega mängida, me peaks pühapäeval nendega minema mängima. Ma loodan, et nad ikkagi leiavad need ajad ja võimalused ära mängida, et nad ikkagi jääks liigasse püsima. Aga see, mis nad tegid, see ei olnud muidugi, see ei olnud nagu hea värk. No ja mis on see probleemi teine ots on see, et sellist asja, need asjad mõjutavad ju nagu suurt pilti ka, et mitte, et mul kuidagi moodi kahju selle üle oleks, vastupidi, väga hea meel, aga sisuliselt nüüd Kalev Cramole ikkagi lõplikult Anti Kandikul see põhiturniiri esikoht kätte, et kui nagu sellised kuidas öelda, ebaregulaarsed tulemused viskab sinna nagu sisse, mis ei ole üldse sportliku mõõduvõtu tulemus. Ja ei, seda muidugi, jah. Et sealt Kalevil on vist halvimal juhul ühte võitu ainult vaja. Muulgas on järelejäänud kalendris ka väikse Kaleviga mäng vist veel Kalev Cramole ees, nii et ei tohiks... Ka võidulainel võitsid viimane mäng. Ei, võib-olla tõesti, jah, ma alahindan siin praegu. Aga mis meeste toomist puudutab, siis siin olidki see esmaspäeval viimane tähtaeg, eks kõik vaatasid veel, teada oli, kes mis tüüpi mängeid veel otsib, ega see meie otsimine ei olnud ka saladus, ma siin eelmine saates juba rääkisin sellest ja siin Postimehest mingi päev helistati, ütlesin ka, et me ikkagi nagu üritame midagi vaadata ja eks meil see mees oli nagu tead juba teada, kelle me võtame ja nii see läks. Saiti hea mehe või? Ma arvan, kuna me tegime taga lepinguga järgmiseks hooajaks juba ära, järgmise hooaja lõpuni nagu. Pikk plaan. See on pikk plaan, jah, et siis ütleme, ma arvan, et seal, kui ta suve otsa veel meie juures seal tööd teeb, siis oma just selle füüsilise poolega, siis ma arvan, et järgmine hooaeg on väga kõva mängumees. Kas see masterplaanile lisaks on ka business plaan? Viimsi siin müüskeset hooaega, ma saan aru, et täitsa arvestatav raha eest Jaapanisse. Ja ma saan aru, mis mõtled, pigem ma ikkagi tahaks ehitada ikkagi järgmine aasta ka meeskonda, mis ikka ise mängiks, mitte ei tegeleks mängijate müügiga. Aga ütleme, liiga suurt pilti vaadates, siis selge,
Kalev Cramo vajas endale tugevdust, kui Mihkel Kirves ka rivist langes, see Kanada tüüp, kes siis asemele toodi, puudub väga hea arusaam, mida ta siis kujutab statistika järgi. Ja tundub, et Mihkel Kirvesega sarnasusi on nagu olemas. Et mingisugune rünnaku virtuoos vist ei ole, aga selline võitleja mees ja ründelaua mees tundub olevat. Muidugi kabariidid on suuremad kõvasti kui Mihkel Kirvesel. Ja võib-olla isegi ma ei tea, huvitavam või olulisem, arvestades, et Kalev Cramo see nii-öelda liigutus oli teada, et see igal juhul tuleb ja lõpuks peab väljakul selguma, mida see siis endast kujutab. Oli ikkagi, ma arvan, uudis, mis ka Peepu ja Keilat mõjutab, tundub lõpuks päris kõvasti, et Pärnu ja Isaiah Harti terviseprobleemid, mis lõpetasid tema korvpalli mängimise vähemalt sel hooajal ära. Ja ma siin eelmises saateski rääkisin, kuidas ma laupäeval elasin kaasa Pärnule, kui nad Riia Selli kodus alistasid ja see oli puhas Isaiah Harti soolo ikkagi, et tegemist on selle meeskonna, ütleme, suurima ja võimekama otsustajaga, ma julgeks väita, või oli siis antud juhul. Nii et see võib olla siin play-offi heitustele otsa vaadates päris märkimisväärne ja halb uudis Pärnu jaoks sõltub nüüd väga palju sellest, mida see asemele leitud mees siis kujutab endast või mida ta siis ei kujuta. No sa nägid ju, mida see mängu tegi Siim Markus Post, kui Harti enam polnud kohe sinna otsa, et seal need otsustajaid mehi vast ikkagi on, jah. No ma julgeks öelda, Hartil on aga rohkem seda geeni. Kindlasti oli ju seda tüüpi mängija, kuigi jah, ta oli siuke nii ja naa, et kui tal oli hea päev, siis ta oli muidugi väga hea ja kui tal väga päev ei olnud, siis ta nüüd nii kasulik ka ei olnud. Et arvestades, et Keila ja Pärnu veerandfinaalseeria tundub üsna tõenäoline praeguste numbrite ja tabelite juures, siis sel hetkel, kui asendajat veel ei olnud, kirjutasin ma Peebule muu hulgas, et Keilal kindlasti elu teeb lihtsamaks. See Harti enda ja Pärnu jaoks väga, väga kahetsusväärne uudis muidugi. Meil endal nagu see pikk just mõtlesime, et see on nagu selle Pärnu pikas ja Tikstra vastu võiks uus mees ka hästi, meie enda uus pikk nagu sobida. Nii, Peep, aga sinu personaalküsimus vajab ka nagu lahendamist ikkagi, Mis personaal? No kaotus L-luule oligi planeeritud sisse siuke väike asi või mis toimus? Ei no, aga kuule, mõtle ise. Pärnu liider on väljas, on ju ei tea, kui hea see uus mees on, muidugi. Juba hakkas nii-öelda sättimine, et ikkagi uues koht on parem kui 5 võib-olla Eesti klubide seas. Jah. Ei teate nii, et eks natuke endal tõsiselt rääkida, ka nagu närvi mustaks, et mängisime kolmapäeval VEF-i vastu tegelikult väga hea mängu, eriti teise poole ja kaotas 5-ga lõpuks VEF-ile või? Võitsime teise poole 15. Selle kohta mul on oma lugu veel rääkida. Jäid rahast ilma või? Ma võin siin ära rääkida selle. Rahulikult võin ära rääkida. VEF-i võits Prometeid enne kui tuli Keilaga mängima. Ja mitte lihtsalt ei võitnud Prometeid, vaid kindlalt võitis Prometeid. Ja teil oli siin omad mured sinnal terviste ja asjadega ka. Mõtlesin, mis 15 punkti raudselt tuleb ära. Meil olid Johnson ei mänginud. Jah, no täpselt. 15 punkti tuleb ära. Nii. See oli esimene osa. Jutt käib siis meie Unibeti ennustusrubriigist. Siis mäng hakkas pihta kusagil, ma ei mäleta täpselt esimese poole ja kandis keskpaigas kuskil. Ma panin ülekande käima endal vahepeal. Vaatasin, ülekandes seis oli ekraanil 17.36 kodumeeskonna poolt vaadates. Mõtlesin, okei, ma olen ikka tark ennustaja. Panin kinni, siin ei ole vaadata midagi. Ja siis läksin 3 tundi hiljem kuskil Delfi spordis värske spordiuudisid vaatama ja näen pealkirja. Keila hakkas kõvasti vastu, aga lõpuks ikkagi vandus alla. Mõtlesin, mis asi see nüüd oli siis? No nii oli. No kurja, no. No kurja jah, no seal lõpus vaatasin, et pagan saame kätte veel selle VEF-i tead. No seal nagu olid igast variandid. Oled sa Peebu arvelt ka mõne penni võitnud? Ei, ükskõik, kas ma olen Keila peale pannud või vastu. Igal juhul kaotan. Ja Jõpi ka, vaata. No. Aga no ütleme, see teine poole oli tõesti hea ja ütleme selle pealt läksime Riiga ka. See ei ole mingi vabandus muidugi, see Riias mängida muidugi, me ei läinud nagu eelmine päev, me läksime sama päeva hommikul kell 3 päeval mängida, see on päris raju muidugi. Et see on nagu ebamugav, sa suht hommiku vara pead üles tõusma, mis me sellest kell 9 startisime, kell 3 üldse mängimiseks, see on totaks kellaaeg ja see nagu ei olnud nagu mugav, aga see ei ole mingi õigustus muidugi.
ja Johnson ka mängis kaasa, aga tegelikult kokkuvõttes võib-olla see oligi nagu kahjulik, et meil ei olnud nagu kõik mehed nagu heas seisus seal ja tegelikult oli kohe esimesest minutist oli näha, ma kohe sain nagu aru, et pagan täna siin läheb ikka pagana raskeks, sest et no üldse ei olnud seda, kuidas ma ütlen, sükest head mängu ja mõnikord nagu seda ei ole, seda ei tule ja ei tule ka ja kuigi me jäime taha, siis me saime kätte, saime ette isegi seal paar korda veel viimasel veerandal saime korra 4-ga juba ette. Vaatasin, nüüd ikka läheb nagu õigesse kohta, aga siis seal kohalikud kolm meest tegid oma mingi väiksed kerged lükked ära ja ise olime natuke atud ja nii ta läks ja ei saanudki kätte ja lõpuks ei saanudki kätte, oligi. Ei, see oli pahana. Ja sa ei täpsusta, kes need 3 olid, eks? Ei, lihtsalt see olid 3 meest. Olid? Jah. Oota, kuidas nad mõjutasid mängu? Neil oli siuke võime. Oli või? Okei. Aga ma mõtlesin ka, et see on tundub mingi eraldi uurimisobjekt äkki, lähme tagasi toimetusse, Jaan, sa võid rääkida oma kossumeestele, et mingid anomaaliad on meil siin liigas, mingid mehikesed. Et meil olid Keilas päris palju, mis asja tegi eriti kurvaks veel, meil oli Keilas päris palju fänne seal vaatamas ja ütleme seal pärast oli juttu nende fännidega ka ja ütlesid ka, et ja ma ütlesin käes, et see ongi nii, et sa pead ikkagi nagu ise võitma, et kui sa ise nagu ei võida nagu kindlalt ära, et siis ongi nagu raske ja nii ongi, ei saanudki. Ei, see oli paha, aga ma tunnistan ausalt, et seal nagu ütleme, sai natuke siis ka ütleme sanktsioneeritud tegevuspõhiselt üht koma teist, aga nii see läks. Aga ma loodan, et nüüd on nagu see paha päev üle elatud ja eile näiteks ka trennis oli täitsa siuke tore meeleolu. Oota, Euroliigast ma mäletan mõne aasta tagust juhtumit, kus sarnases olukorras, kus treener tahtis mängijaid või oli see omanik lausa, kes tahtis mängijaid kuidagi koolitada, siis lennuki asemel ikkagi nagu bussireis. Et ma ei tea, kui te läksite bussiga Riiga, et mis sealt siis nagu järgmine samm on jalgsi. Elektritõuksidega. Või vähemalt ütleme Iklani jalgsi. Ei, me lollustega ei tegele. Lollustega me ei tegele. No kui see oli tippsport, ongi. See näide, see Euroliiga näide. Ma saan aru, aga see oligi lollust tookord. Aga ei, see oli üks, oli mis. Uhke päev läks. No võib nii ütelda. No klassika. Jah. Nii, aga räägime väikese sutsaka kodusest jalgpallist ka. Teine voor oli ära, 3. on kohe tulemas ja siis koondise paus ka. Kas hakkame juba järeldusi tegema, kui Flora andis esimesed 2 punkti ära ja Levadia siin rullib ja Nõmme Kalju rullib ja Paidel on ka punkti kadudeta need 2 vooru läbitud või tasuks äkki see selle nädalavahetuse voor ka veel ära vaadata, kus juba soosikud natuke rohkem omavahel kohtuvad. See nädalavahetus ikka nagu päris mängud, et siin läheb ikkagi, ma ei tea, kas Paide mängis Floraga, jah. Et see on nagu tundub nagu tore mäng. Ja Levadia mängib Tallinna Kaleviga, kui ma õigesti mäletan. No ütleme, fakt on see, et millele mul nagu hea meel, ma olen varem ka väljendanud oma sümpaatiat Tarmo Kingi suhtes ja ütleme, et tema läks ju Paides lõpetama need mehi väravaid lööma ja Paide nagu kolle on nüüd küll tagunud nagu ilusasti. No mitte nii palju kui Levadia. No jah, aga ütleme, Paide oli ju tuntud mitte väravate lööja meeskond. Et see nagu on nagu tore, aga ei, ma arvan, et enne kui need suured ka omavahel juba natuke kohtuma hakkavad, ei ole mõtled mingid suuri järeldusi teha, see, et kas keegi võidab kedagi mõnda tabeli viimast tipuvõistkond võidab 6-0 või 3-0, et see sealt nagu mingid märke lugeda väga ei maksa tegelikult. Jaa, aga tegelikult kõik see suur nelik peab ikka arvestama sellega, et väiksemate meeskondade vastu ei ole hea punkte ära anda. Jah, aga eelmine aasta Kalev oli ikkagi ju ka tipumeeskond, et Kalev andis ära. Ega meil ei tea, kuidas need see aasta hakkavad need Tallinna Kalevid ja Pärnut mängima. No ütleme, esialgu neil ei ole väga hästi välja tulnud, aga ma ütlen, neil on ka rasked mängud olnud. Nii, laseme kõlli.
Läheme kiire vahemängu juurde ja Märt Rosenthal, meie korvpallur, kes Eesti koondises väga tragilt mängis, temaga tegi siis, Ats tegi intervjuu ja siis selgus, et miks mees nii heaks on viimastel aastatel, eriti just viimasel aastal saanud, ütles, et tõmbus ööelust tagasi ja kohe hakkas asi minema ja ütles, et ega ööklubides väga ei käigi, kui siis vahest koos meeskonnaga ja tagasihoidlikult. Et noh, siit tekib küsimus, et need, kes ei ole nii head kui Rosenthal, mis siis need panevad, tegelikult eks me teame seda ööklubide korvpalli kultuuri ööklubides, sellest me oleme kõik kuulnud. Nii, no mis sa oled kuulnud siis, et sa oled kindlasti kuulnud 20 aasta taguseid asju päris palju, et ma ei tea, palju sa nagu tänasest päevast kuulnud otseselt oled. Ei, aga mis siis tänased on siis pehmod või kehvemad või? Ma julgeks väita, ma ei tea, Peep võib parandada või mitte, aga et natukene teadlikkust on ikkagi nagu juures kasvaval põlvkonnal, eriti nendel, kellel on tõesti motivatsioon hea tasemel korvpalluriks saada, et jah, võib-olla mõnel on tulnud mingid asjad natukene hiljem või mõnel natukene varem ja on juba kuskil seal enne 20-seks saamist kenasti olemas ja nendel juhtudel need mängijad võib-olla on ka Eestist vähe kaugemale lennanud. Et Märt Rosenthal, kui tähelepanelikult vaadata, siis ei rääkinud ju ainult seal ööklubides käimisest, vaid rääkis ka toitumisest päris palju ja kirjeldas oma toitumisharjumusi, mis olid ikkagi spordimehe kohta ikkagi ju nagu košmaarsed täiesti. See nägi nagu uskumatu välja, ma arvan, et ma ei ole kindel, kumb seal suurem probleem lõppkokkuvõttes isegi oli, kas see aeg-ajalt ööklubis käimine või siis sellisel moel toitumine aasta ringselt. Pluss siis trenni tegemine. Kindlasti oli mitte esimesi ööklubis, vaid ütleme, ega see peolembus ikkagi oli siin kuulda 1,2 oli ikkagi suhteliselt suur. No mingitel aastatel eriti. Jah, mingitel aastatel eriti, et mitte ma seda hukka mõistaks alati, see võib-olla ei olegi nii halb, aga see üle piiri ka nagu minna ei saa. Ei no, piir on ju seal, kus ta hakkab su sportlaskarjääri segama ja sinu sportlikku sooritust ja arengut segama, et see on väga lihtne on see piir seal ju sõnastada vähemalt. Et noh, Rosenthalil kindlasti olid need asjad mingitel aastatel väga paigast ära. Jaa, aga sealt sai kalorid kätte jälle. Sest teatud joogid annavad päris palju neid kaloreid. Siis ei ole tarvis süüagi nii palju. Kuigi, ma omast käest ütelda, et tegelikult napsuvõttu kõrvale nagu söögis on kasvab tegelikult. See ongi nagu huvitav, et ta nagu siis ei tahtnudki nagu väga palju süüa. No ma ei tea, see legendaarne lugu ikkagi, ma ei tea, kas me siin saates oleme rääkinud, meenutanud legendaarset Madis Trossi, legendaarset laulukirjutajat, kes ajakirjandusmajas kunagi kellega lõunal käies sai alati kokku satutud ja kes seal, ma saan aru, elaski seal 10 õllest päevas umbes ja toitu sinna juurde ei olnud vajagi. Jaa, aga näiteks ma räägin nagu enda pealt, et üldiselt kui ma võtan nagu mingit napsu, siis tahaks ikka mingid head, ma ei tea, seal väike juustuke või mingi vorstike või midagi sükest tahaks kõrvale ka saada, sprotti või midagi või. Ja teine asi on ju see, et kui sul on hapukapsasupp või mulgikapsas, siis enne seda ju tuleb söögiisu tekitamiseks ikkagi võtta väike terav. Aga ma tahaks loota, et need Rosenthali-sugused lood ja nende rääkimine, need tegelikult omavad ikkagi mingisugust hea eeskuju efekti ka, et me oleme siin näinud viimase paari aastagi jooksul paari sellist näidet, kus sa juba visuaalselt ühel hetkel näed, et mingi mängija, Eesti tippmängija on muutunud. Järelikult ta peab olema midagi nagu teinud oma elus. Et esimene näide ei olnud nii äärmuslik võib-olla, et Gregor Hermet ju ühel hetkel selleks, et välismaale pääseda, oli, mis see nüüd on, aasta või 2 tagasi, mul on aastad sassis juba, oli hooaja edenedes, hooaja teises pooles oli ilmselgelt füüsiliselt hoopis teises vormis. See lugu seal taga oligi see selge teadlik ambitsioon, uus agent, kes talle vist asju natukene selgeks tegi ja tulemused olid palliplatsil kohe ka näha. Et Märt Rosenthali lugu on, arvestades tema nii-öelda tausta ja neid ööelukombeid ja neid veel äärmuslikum, aga parem 24-selt kui 30-selt või üldse mitte nendest asjadest aru saada, et tasub, ma arvan, noortel sportlastel lugeda ja kasutada neid juba varem eeskujuna. Üldiselt jah, Märdil on hea meel, sest Märt on üks mu lemmik mängijaid siin, ütleme liigas, kui nii võib vaadata nagu võõraid võistkondi, siis mulle ta on alati meeldinud tegelikult. Et selles mõttes need Toota Keilasse või? No ma arvan, et tal on ikkagi natuke kõrgemad hüpped praegu kavas, kui Keilasse tulla. Et ikkagi see Ragnar Klavani lause, mitte Mart Poomi, kuigi mõlemad käitusid selle järgi, see oli Klavani lause. Et
et kogu elu on või kogu sportlase elu olen ma tegutsenud selle mõttega, et ma pärast ei peaks mõtlema mingitele oleksitele, et kui ma siin või seal oleksin, ma ei tea, teinud rohkem trenni, käinud vähem peol, söönud paremini, mis iganes veel 4. või 5. nüanss sinna juurde, et ma ei peaks mõtlema pärast sportlaskarjääri mingitele oleksitele, et ma arvan, et see on kreedo, mida iga suhteliselt noorelt iga sportlane võiks võtta, kui ta on otsustanud sportlaseks hakata. Nii, meie vahetame teemat. Üks kõva spordimees, kellel ma usun, ei pruugi neid olekseid olla, sest juba sportlasena oli ta vägev kompromissitu jalgpallikoondise kapten. Päästis siis Pärnus merehädalisi ja siis krooniti suhteliselt, ma ei tea, kas oli sama päev või eelmine või järgmine päev, aga siis krooniti suusatamises Eesti U45 vanuseklassis ka Eesti meistriks, et Raio Piiraja on ikka üks vägev vana. No, nii nagu oli jalkaplatsil katkisi ninaluu ja mille kõigega ta seal oma asjad ära tegi. Nii ka edasi. Tahtejõudu paistab olevat mehel. Üle 10 ninaluu muru on tal vist olnud, aga tegelikult just... Paberist ninaluu oli mehel. Aga ütleme niimoodi, et see tema nii-öelda kestvusalade võimekus on tegelikult päris hämmastav. Ta oli 1500, tuli vist noorteklassis, tuli ka mingid medaleid võitis. Tegi kergejõustiku, jah. Ja, aga nüüd, et ta teeb triatloni ja nüüd on suusatamise peale üle läinud, et tegelikult me saime suurepärase jalgpalluri, kes nagu vedas kogu seda meeskonda ja kes oli see nii-öelda meeskonna suur juhtõpetaja liider Eesti jalgpallikoondises. Aga kas me sellega ei kaotanud väga tugevat suusatajat või ma ei tea, pikamäejooksjat, No siis on nagu raske hinnata. Raske hinnata, tegelikult ütleme niimoodi, pärast niisugust karjääri, nagu ta tegi, see on kõik okei, kuigi ta väga suurtes meeskondades mängib. Kuhu ta siis seal keskmäejooks ja suusata on ikka jõudnud oleks kokku. Aga tegelikult... Tõenäoliselt seal oleks kuhugi tippu jõudnud, on kaduvväike jalgpallurina suutis ainult raha teenida natuke, et midagi endale seemneks panna, sest ta mängis ikkagi välisklubides ja sai ju normaalset palka tegelikult. Ja tegelikult, aga ta tegelikult on ebareaalne mees. Üks oligi see, et ta oma hüdrokopteriga läks ja päästis need hädalised ära ja ütles, et see on tal igapäevane asi, et käib neid jää pealt püüdjaid kogu aeg ära toomas. Siis ta sõidab ju suusaradasid kuskil sisse, siis ta neid hüdrokopterid ehitab, siis ma tean, et ta teeb inimestele veel nende kopteritega sõite ja käivad ülgeid vaatamas. Et ausalt ütles see, ta on ju kutseline kalur, kuigi praegu ta peab ju kevadhooajaks kõik endale ette valmistama, kõik see, et kui palju selles vennas energiat on, see on täiesti ebareaalne. Nii, aga järgmine teema ja on keegi püstitanud siin küsimus, kas Ragnar Klavan peaks Poola mänguks tagasi Eesti jalgpallikoondisse tulema ja ma... Pole mitte keegi püstitanud seda küsimust, vaid reaalselt ma saan aru ikkagi kutse on Klavanile teele. Ma laiutan käsist, ma polnud seda tähele pannud, et see kutse on läinud. Jaa, ma vastab tõele selles mõttes, et Karol Metsa vigastus vist natukene on kaasa aidanud sellele, et see treenerite pilk sinna Klaavani suunas on läinud ja nüüd, kui ma tema kommentaaridest õigesti aru saan, siis on puhtalt nüüd Klaavani enda sisetunda ja otsuse küsimus, et kas ta otsustab sinna seda teed minna või mitte. Ega ta seast ei mänginud ei ole veel? On ikka. On mänginud? Muidugi. Okei, siis küll. Aga teine asi ja kes see tõi oma loos välja tõesti, on see, et Klaavanit võib olla vaja hoopis riietusruumis. Seda kindlasti. Ega ta mängutase ju, eelmast ta mängis ju Flora vastu mängis, mis ta on 2 päeva tagasi 90 pluss minutit, seal 10 lisaminutit anti, need 100 minutit. Ma selles küsin, eelmast ta ei mängis nagu vähe, mängi, selles küsin, kas see aasta on platsil käinud, et ma seda polnud nagu sellise pilguga vaadanud, et kui ta mänginud ka ja kui ta vähegi vormis, siis on selge see, et ta nagu see tase ju kuhugi kadunud ei ole, et siis ta igal juhul oleks meile kasulik. See on loogiline. Nii et üleskutse siit meie jalgpalli tõelisele legendile. Jah, on ainuõige vastus. Eks ise tunneb seda. Jah, on Peep, ainuõige vastus. Üldiselt ma olen seda meelt küll alati olnud, et kui kutsutakse, tuleb minna. Ei no see on ajalooline hetk ikkagi, meeldigu Peebule see
see jada, millega Eesti jalgpallikoondis selliste mängudeni jõudnud on või mitte, aga üldiselt on tegemist ikkagi nagu ajalooliselt ägeda hetkega. Ma ei ole enda jaoks seda veel nagu seda ägedust nagu kuidagi oma hinges leidnud. Kas sa selle kirja ette ka lugesid, mis meile tuli pärast eelmist saadet, kus sa hakkasid ka jalgpallikoondise potentsiaalset finaalturniirile jõudmist maha tegema, et kuidas see ei oleks sinu jaoks nagu rõõmustamist? Pealt, et seda korvpallurite sinna pääseb, see oli ka jama ju tegelikult. Selles mõttes see oli jama ja see ei saadudki ju nagu puhta käega. No ja puhtalt saamist ei olnud ka võimalikku, kuna kasutati ära juba see võimalus eelnevalt. Mis võimalus? Minu mäletamist mööda Kossuse eelvalikturniir, see oli enne, kui päris valikturniir üldse lahti läks. Selles mõttes nad ei saanudki tänu sellele päris valikturniiri mängida. Kas see oli enne või? Ma seda sealdi, ma ei mäletanud seda. Jah, võib-olla ka. Okei, võtame järgmise teema ja jääme korvpalli juurde ja räägime Maik-Kalev Kotsarist, kes üritab vabaviskeid kuidagi moodi sisse saada ja nüüd hakkas viskama parema käega, ta on ju vist vasakukäeline, eks, ja hakkas viskama parema käega, aga jällegi ma veel kord ütlen, Maik-Kalev, saianaist viska saianaist, ma mäletan, kui Jaak Klipso, väga hea, ta mängis liidukoondises, viskas saianaist. Ja toona viskaski veel ju, tema oli lihtsalt üks viimased, kes oli viskama jäänud, aga enne teda visatigi saiakat. Ei, absoluutselt, aga ta suutis võita suuri medaleid, tulla AKSK-ga Euroliigas tšempioniks ja kõik, saianaist viskas. Tema vabakad ju tagasidki ju tiitli. Mis ta vabaviske protsent võis olla? Ma ei tea, ma tegin ta ka toona ei tehtud sellist statistikat. Kui ta sai 80-aastaseks, siis ma tegin, siis ma alustasin lugu selle motiiviga nii-öelda. Ma tegin ta, see oli koroona ajal, kui ta oli 80 juubel, siis ma helistasin talle, siis me rääkisime pikka juttu ja siis ta meenutas seda momenti ka. Kui ta tuli nüüd sealt AKSK-st tuli Kalevisse mängima, siis esimene aasta ja alguses viskas ka saianaist. Ja väga edukat ja väga kiitit viskas, pani vindi veel peale. Vint ongi see selle asja point ka. Aga siis oli niimoodi, et ausalt öeldes itsitati liiga palju selle peale ja siis ta üritas hakata ülevalt viskama ja siis tema viskas niimoodi, et pani palli ühe käe peale, teisega ei toetanud ja siis pea kohalt ühe käega niimoodi viskas. Viskas ka päris hästi. Aga mida Kotsarele soovitada, et ma ei tea, ta seda lauapärki asja pole proovinud veel vist ja oleks võinud ikka minna ütleme, ma kahtlustan, et saianaisega on isegi paremad protsendid saadud kui selle laubapõrkest versiooniga. Saianaine, olge ausad, hästi naljakas nagu välja, aga lauapõrkest miks mitte? Kui ma nüüd õigesti aru saan ka sellest kommentaarist, mida Indrek Reinbok selles meie artiklis ütles kommentaariks sinna juurde, et tõepoolest õlavigastus on see, mis on nagu probleemid tekitanud võib-olla suures osas selle õige käega ehk vasaku käega vabavisete viskamisel, et siis see soovitus, et panna lauapõrkest, see ei päde nagu, või see ei aitaks antud juhul vist eriti kuidagi, et tuleb otsida siis... vastu seda ruutu, sul on selle haige õla ka lihtsam visata kui täpselt ei tea ju, kuidas see õlg täpselt haige on, et sa pead tugevamini viskama seal ja nii edasi. Muidugi ei tea, seda küll. Ma vaatasin Lipso protsente siin natukene Eesti liiga, tema Eesti meistrivõistluste ajalugu on isegi mingil määral olemas siin, et üsna ebastabiilne, et selline 70 prossa ligi võib-olla enamikud hooajad, aga siin oli ka üks hooaeg, kus oli alla 50. Nii et see saianaine on nagu on ikkagi. Nii on. Nii. Aga selle saatuse lõpetuseks vormel 1 ei ole meil põhjust sellest, mis rajal toimub, absoluutselt ju rääkida, sest et üks mees on kalendriga kogu aeg igal etapil, igal ringil teistest ees. Küll aga hoolitseb Red Bull vähemalt hoopis muude teemadega selle eest, et vormel 1 ikkagi nagu pildil püsiks ja nüüd on ikkagi mastaapne seebiooper rullumas lahti siis maailma ühes kõige kõvemas sporditiimis, kui nii üldse öelda võib, et mis seal siis on? Kristjan Horner, tiimi juht, temal olevat olnud siis suhe ühe alluvaga, naisalluvaga, oli talle ebasündsaid sõnumeid sadade kaupa saatnud, toimus mingi sisejuurdlus, anti Hornerile õigus, selle peale keegi lekitas portsu neid sõnumeid
kõikidele konkureerivatele tiimidele ja meediale, siis kahtlustatakse, et see, kes lekitas, oli Helmut Marko, Red Bulli vaimne isa, ütleme siis. No ühesõnaga käib üks korralik trall ja võimuvõitlus ja ma ei tea, mis asjad seal veel segavad. Ja lõpetuseks siis ütles ju Max Verstappen andis mõista, et kui Helmut Marko minema lüüakse, siis põhimõtteliselt läheb temaga minema, et no ma lugesin täna pika põhjaliku artikli, lõppkokkuvõttes ma ikka ei saanud mitte muffi. Ei, aga mis nüüd siis nagu oli siis, tähendab, et kas sa ei tohtinud need sõnumid saata siis või? No üldiselt võiks hoiduda jah, alluvale mingite seksuaalse alatooniga sõnumite saatmisest. Kas see alluv siis ei vastanud neile või see oli kahepoolne ikka või? Te olete rohkem seda teevad? No seal mingi põhimõtteline joon on, et võiks sellest hoiduda, aga ma tunnistan nüüd selle koha peal. Nii. Et seal lõpevad ka minu teadmised selle loo kohta, et ma tegin põgusalt selle selgeks endale eile õhtul. Aga Tarmo, tegin põgusalt selle selgeks õhtul ja noh, saan aru, et sellist seebiooperit ei ole sellisel tasemel just, kui sa mõtled vormel 1 ja tipptiimi. No ei ole ikkagi vist. Aga lähme nüüd ikka see loor. Nii, no sind huvitab ikkagi nagu maised asjad huvitavad sind. Tuhka see Red Bull ja Helmut Marko. Peale see rõve jook ka, et minu pärast see on või ei ole, pole üldse huvitav. Et oletame, kui sa oled poissmees, oletame, et sa oled poissmees, nii, ja armud siis ühte reporterisse näiteks Delfis, kes on siis sinu alluv nagu teoreetiliselt, nii. Kas sa siis temaga ei tohi nagu siis ütleme nagu armu juttu nagu ajada või? Võiks mitte seda teha, jah. Aga mis siis, ütleme, salgad maha oma tunded või? No või vahetad näiteks, kumb vahetab osakonda. Noh, jumal küll. No aga tegelikult ju nii need asjad ju on ju küll. Aga lihtne oleks antud juhul näiteks, kui see tõesti selline stsenaarium oleks, et kuramaas alles algab. Kas mina lähen või tema läheb mingisse teise osaga? Ei no aga kuramaas alles algab, vaata, siis ei hakka ju kohe keegi kuskil teise osakonda jooksma. Te veel ei tea, kuidas te klapite, eks tuleb esimesed. Ikka sa pead natuke nagu Tarmokene pead talle nagu lähenema ju kuidagi, tead. No seal oli vist asi päris palju kaugemal. Ära hakka keeruta, ma praegu küsin sinu vastust. Ma vastasin sulle, ega ma rohkem ei oskagi vastata. Nii, vaatad, kuule, mine igaks juhuks teise osakonda tööle, äkki ma tahan tead sulle siin tead saata mõne sõnumi. Võin ise ka minna. Kui armastus nii suur on. Kuhu, üks poos osakonda läheb ikkagi sinu allu. Ega Delfi ei ole ainus koht maailmas, kus töötada. No kuule, mis jutt see on? Nii, aga kui tegelikult kogu see asi kokku võtta, siis see on ju tugev tiim, see on äriline värk, nad teenivad ju sellega endale konkreetset raha, nad tahavad tulla maailmameistriks kõik, et ma mikski pärast arvan, et lõpetage see seebi ooper ära ja sõitke rahulikult võidu, mis te tõmblete? Ei, ma ei saa üldse, mis te nii suureks on puhult, mingi täiesti mõttetu teema ja näiteks see saadetigi nendele teistele tiimijuhtidele, vaatad korra, järgmine oot saad kokku, ütleme, sa oled Red Bulli tiimijuht, ma olen Ferrari mees, saame kokku, panid pulli seal või, davai, teeme õllet selle peale, tead, tead, nukid kõva meest, mis on siis normaalne värk, mis õudel mingi draama, tead, üks seal sisse Verstappeni vanamees ka seal midagi kobis, täitsa lollakas ju, mis tal oli vist kade meel, et ta ilma millestki või? Kas seal ei olnudki mingi siuke teema või? Ma ei ole kursis või? Ei, no midagi ma ei ole väga viitsid sellest süüvida. Verstappen ei olnud ka kuidagi seal... Kuule, see on täpselt nagu Õnne 13, keegi muffiga aru ei saa, kes kellega käib, kes ja kõik on uli käinud. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes Red Bulli on täitsa savi, kas see Verstappen läheb ära või mitte, siis tuleb Sergio Perez maailmameistriks kõik. Ei no jaa, ma ütlen veel kord, et lõpetage ära, laske inimestel elada ja olla. Helmut Marko on muidugi kõige õigem mees seal eri teemadel moraali lugeda. No nii on. Nii, laseme kõlli. Unibetis saad tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, mina rääkisin oma saaga ära. Nüüd annan küll pühaliku tõotuse, et Keila tegemistest hoian ma edaspidi kategooriliselt eemale. Nii, ja mina siin nagu saate ajal möllasin siin päris kõvasti.
läksin närvi ka, et ma panin siis loomulikult, noh, mul siin panused käisid ikkagi Tšehhoslovakkia liiga peale ja tegelikult Jan Potenski oli nagu, pidi nagu minu andmete nagu võitma, eks ole, panin 15 eurot, ja paganas oskas kaotada, avastasin järsku, tegin siin poole saate peal lahti, vaatasin, oi, oli kaotanud, ja siis muidugi mõtlesin, et mis jama see on, raha läinud, ja siis mõtlesin, et ei, kui on raha läinud, siis tuleb panna suurem panus, ja panin 30 eurot järgmise mängu peale, ja seal siis Sven Happek, no seal nagu kindla peale minek muidugi, 1,3 koefitsiendiga, noh, see on siis 9 eurot teenid tagasi endale. Niimoodi paugutatakse saate ajal, võt niimoodi. 1,3 panustega, Peep, kas sa ei ole? Sa ei ole öelnud, et alla 2. Mitu korda sulle meenub meie saate ajaloos, kus Peep on öelnud, et alla seal mingi 3, no ei ole üldse mõtet. Aga selles ma paningi 30 eurtsi kohe mängu, et see koefitsient oli nii narr, et muidu ei ole mõtet pannagi ja lihtsalt midagi muud ei olnud siin panna, see oli ainus matš, mis käis parajasti. 9 eurot siis oli nagu ikkagi juba on selline võit, mille nimel juba võiks... No sellest saab lõunasöögi ju. No kusjuures ma ei ole tänapäeval väga kindel ei ole varsti. Ei no 9 ikkagi nagu saab. 9 veel saab, jah. Niuke kesise, aga saab. No saab, ja ütleme, kuigi kui seal ma käin tihti peale seal Keidlas oma seal tervisekeskuse vastas on üks siuke Ameerika stiilis siuke söögikoht, seal saab nagu auto sisse istuda ja süüa seal, eks ole. Ja pagan, seal on küll, kui võtad ikkagi prae ja Coca-Cola Zero ja läheb tead isegi üle 10 euro tead mõnikord. Et see kirves on nagu seljas nagu kogu aeg, kui söötad. Aga no ütleme üldjuhul saad ikka, noh ütleme siin ka Tallinnas ütleme, saab ikka 9, aga saab ka söönuks. Ma just olen siin Jaanile sisse tuli, me kuulis Peep ka seda lugu, kuidas ma pidin laupäeval Kiviõlis šoki saama 7-eurose koogitüki peale. No ma ei tea, ja siis õhtul vaatasin, seda ma rääkisin Jaanile, vaatasin korduses siis ETVs hakkas uus hooaeg jooksma Stanley Tucci Itaalias, soovitan väga äge sari ja siis näitas seal mingis Veneetsia sadama kohvikus, kus sellised väga ägedad ma ei mäleta, mis see itaaliakeelne vaste täpselt oli nendele võileivast, nad on kõva edasiarendus, mingid nii-öelda kreemiat lisandid koos siis mingisuguse vähifilee ja selliste asjadega olid seal peal ja lettidel oli näha ilusti hinnad 3 eurot näiteks olid juures, no siis mul tuli see 7-eurone koogitükk meelde jälle, valusalt. No võt. Küll sul on ikka seda valu ja vaeva. Jah, on. Ja, aga ei, ma panin mingisuguse jalgpallipanuse, ma ei mäleta, ma muidugi sain piki pükse ja ütleme niimoodi, et ma vaatan, kas siin on sel nädalal midagi panna või mitte, aga hoiaks nüüd nädalakese näpud eel, muidu hakkan jälle 300 eurost alla kukkuma, nii et. Ei, mida eemale sa ei saa midagi hoida, Jaan. Nagu sa aru saad, on iga nädal vaja ikkagi teguda. Ei, ma lihtsalt ma pean maha rahunema näiteks. No, soovitan sul teha nagu mina, siin mängu ajal ikkagi. Rahunenud oled sa homme hommikuks juba. Nädalavahetuseks, kui spordisündmused päriselt lahti lähevad, no siis on aeg möllata. Mis see pole midagi? Laskuusk on viimane. Mis see kehva kella ajal? No kossu, jalkat, talisporti. Ilves ka veel. Kuule, Tarmo. No Keila Promet ei pane Keila võidu peale. Ja, ei absoluutselt. Riias mängimine. Äkki sul veab rohkem. Pane kõik raha. Jah, absoluutselt. Ei, aga muide. Anna pool mulle ja ülejäänud pool pane siis sinna peale. Jah, ei, aga siin tekib küsimus. Kui antakse loobumisvõit, kas see on siis... Võit. Kas on võit? Tarmo? Ei oska öelda. Sa saad ju eluaegne mängur, sa ei oska öelda. Ei oska öelda, ma pigem arvan vist, et ei ole. Miks? Et seal on ikkagi eeldus. Seal on veel see, kui sa paned, ütleme, 15 või rohkem võitu, siis 20-0-ga saadki võidu, sest see on pluss 20. Ja, no näiteks, palun väga, Jaan, ei ole midagi panna. Juba on olemas panused ja see on juba ülehomme. Tuuli Toomingus poodiumile 15,0. Pole paha panus. Aga miks see võiks? Ei, no võib. Ma räägin, üks lask lahutas pühapäeval. 3.-4. koha duellist finiši sirgel. No just. Nii, Peep. Nii, aga läheme kirjadega edasi ja teadlane Priidik kirjutab meile ja küsimus selline, et kas Johannes Ermi hea tulemus on saatejuhtide arvates vähemalt osaliselt sügisel moodustatud tiim Ermi esimene vili, esimesed viljad? No ilmselt küll. No tähendab, ütleme niisuguse tiimi loomine
kahju kindlasti ei tee. Tähendab, kehvemaks see ERM-i kindlasti ei tee. Kui palju paremaks? No ma arvan, et grammikese võrra ikka. No vaata, kui tal on igal alal on oma treener, näiteks see lätlane aitab teda teevashüppes järgi, nagu ta ütles, et sealt tuli kõvasti abi, ta oli isegi võistluste ajal ju suhtles seal treeneriga ja kõik, et ma arvan küll. Ja ei, ma arvan ka, kuigi ütleme, see tiim on nagu võib-olla natuke liiga suur jah, et seal võib-olla see süke, kuidas ma ütlen, okei, ma saan aru, et seal on koordinaator on olemas, Holger Peel nagu hoiab seda kogu seda asja nagu koos ja kui sihukest meest ei oleks, siis ei olekski võimalik seda niimoodi teha. Aga võib-olla isegi sellises seisus on võib-olla see nagu liiga suureks süsteemiks aetud, aga kui see neile endale niimoodi sobib ja kui selle ERM-ile endale niimoodi sobib, siis teistel ei ole siin nagu mitte midagi kobiseda. No mis on nagu võib-olla kõige olulisem, et igasugune süsteemsus on ilmselgelt parem kui süsteemitus, et siin on olnud meil 10 võistlejaid küll, kellel mõni hooaeg on läinud natukene kaotsi võib-olla isegi sellepärast, et suht oma päi on nokitsetud, et siin ei ole ju ainult Johannes Erm, vaid kui sa ka Karel Tilgat vaatad, siis igal rindel kuni sotsiaalmeediani välja on näha ikkagi, et tegevused on läinud mõtestatumaks ja süsteemsemaks. Nii on, aga siin on üks põrinete teemane kiri tulnud ja tahetakse siin kahte teemat kommenteerida, et üks oligi see Red Bulli teema, aga teine teema puudutab seda, et mis Tarmo siin väitis eelmises saates. Kusjuures ei väitnud mina seda vist. Ma ei mäleta, et ma oleks väga sõnagi selles teemas võtnud, aga vahet ei ole, kes väitis. Võib-olla, ma tõesti, ma mäletan, me rääkisime, aga ma ei mäleta, kes seda ütles. Aga point on selles, et ei kujuta ette WRC-s võistlemas koos ühes klassis elektri sisepõlemismootoriga autosid. Et nimelt on WRC-sarja promootor sama Kesk- ja Rallycrossi MM-il ja seal on alates sellest aastast kõige kõrgemas klassis siis tagasi toodud sisepõlemismootoritega autod, kuna elektriautodele üleminek oli pehmelt öeldes läbikukkumine, et tehasega tiimid loobusid, tiimide pealtvaatajate vähesus tekkis ja millele ei aidanud kaasa ka eelmise aasta sisuliselt pool hooaega kestnud paus, uuriti, mis põhjusel põlesid maha kogu ühe tiimi autod. Siis nüüd üritatakse ehk uuesti. Et ma ei tea, kuidas seda kommenteerida. Küsimus nüüd selles, et kas sul on võimalik, kui võrdseks sul on võimalik seda autoparki siis teha, kui need tehnoloogiliselt nii erinevad on? Sellele küsimus taandub ju sellele. Jaa, absoluutselt ja ma ei näe võimalust. Tähendab, aga ütleme niimoodi, ma ei ole mingi spetsialist ka, aga nii-öelda talupoja mõistus ütleb, et võrdseks neid autosid ei ole võimalik ajada. Küll aga, kui oleks elektriautode klass ja bensiiniautode klass, palju jõudu. Vaatame, mis siis saab, aga mitte muud. Kokku sa neid ei pane. Nii, ja lähme siis liiklusteema juurde. Siin ütleme, tunnustatud liikluspolitsei mingi Papa Moosese nime alla ennast nagu varjanud, aga... Ei, mis varjanud? Meili nimest on hästi näha, et tegemist on ikkagi tunnustatud politsei Valdo Põderiga. Ei, ma räägin, et on ennast, nagu ütleme, siin kirja lõpus on, kui selle taha varjada, aga see selleks. Ja siis ta tõi siis teemaks nüüd selle, mis me rääkisime siin, ütleme siin kiiruse ületamisest ja ma rääkisin, et kuidas Keilast Tallinnasse sõites on võimalik 5 minutit tagasi teha ja ta siin tegi siis mingisuguse arvutuse, see arvutus on pikk, ma ei hakka seda rääkima. See arvutus on väga lihtne, kuna 14 kilomeetrit on distants, siis selleks, et võita 5 minutit, pead sa sõitma 194. Jaa, aga see ongi, loodame väga, et sa ei tee seda. Siin ongi algandmed on valed. Jutt käis Keilast siia, kesklinna jõudmisest, mis on distantsiliselt umbes 24 kilomeetrit. Ega see arvutust nagu väga palju sootsamaks ei muuda. Oota, sa kuula nüüd, mis sa räägis. Enamus aega võtab linnassõit ja enamus aega sa teedki tagasi linnassõiduga loomulikult. Kasutades vahepeal ühissõidukite rada, ütleme sõites natuke seal kiiremini siit sealt ja praktiliselt iga kord ma sõidan 5 minutit tagasi, ilma et ma peaks maantee peal sõitma 197 või ma ei tea millega. Ma arvan, et see vastus peitub tegelikult selles eelviimases lauses, et see suurim võit tulebki mööda ühissõiduki rada. Aga sealt tuleb vahepeal põhja, mis just tühjalt seisab seal siis,
no mis kuradi lollus see on, miks see peab tühi rada seal olema? Loomulikult ma põikan sinna. Aga miks see, oota siiski. Ma tulen saate alguse juurde tagasi. Muuseas, kui buss tuleb, siis ma tulen sealt eest ära. Ma tulen saate alguse juurde tagasi nüüd. Aga mis need floormäärdad seal poes on? Ei, see on teine asi. Miks see dopinguained seal apteegis on? Kui need on seal, siis tuleb osta ja kasutada. Sport on sport ja spordis on reeglid. Kuule, see on loll reegel, see bussi, see ei kahjusta mitte kedagi. Tähendab, ma ei kahjusta mitte kedagi, kui ma vahepeal sealt... Miks mitte? Muidugi kahjustad, need, kes viisakalt seisavad, mitte ei kasuta bussirada. Nad ei kaotas midagi, nad on viisakad, nad ei kaotas. Tänu sellele hiljem. Tarmo, jällegi, ja sina Peep ka, mõtle natuke. Tähendab, millal tohib minna ühissõiduki rajale? Parempöördeks. Ja parempöördeks, siis kui oli vist 100 meetrit või niimoodi. Nii, lähen sinna bussirajale ja no... Mõtlesid ümber? Ei, mõtlesid ümber, siis sa valetaksid, aga lihtsalt sul läks meelest ära. Sul läks meelest ära, et pidid parempöörad. Okei, siis järgmisest. See on see ealine iseärasus. Jaa, see on ealine iseärasus. Nii, teine asi, muide, kus kohas saab kohe minuti kenasti võita on see, kui sa vaatad, et on roheline ja loomulikult kõik meie ju kollase, kui kollane tuli tuleb, kui jääme valgusfoori taha seisma, eks. Nii, aga siin saa natukene gaasi juurde. No see lihtsalt ka vanusega ka reaktsioonikiirus tegelikult läheb kehvemaks. Et sa ei reageeri nii kiiresti sellele punaseks või tule kollaseks või punaseks muutumisele. Kuule, sealt on jälle nüüd paar minutit ühe fooriga. No kuule, aga õrna roosaga võib ju minna veel üle ju. No aga teinekord lähed ka punasega, no lihtsalt ei jõua reageerida. Punasega see optik. Ei jõua, see visuaalselt võtab aega. Sa ju näed, sa ju hindad ka olukorda, kui sa näed, et nii, et siin praegu ei ole veel ja seal hakkab nagu minema, see jõuad veel läbi, okei, see on ka okei. Nii, aga nüüd ma tahaks ikkagi tulla nagu õige asja juurde, et millest loomulikult härra politseinik üldse välja teinud oli ikkagi see ütleme, salajane kiiruse mõõtmine, mida on hakatud harrastama, eks ole. Et ootaks nüüd selle kohta vastust, et mis see selline luuramine nagu nüüd siis tähendab ja miks see nagu hea on, et see on ju puhas trahvi kogumine lihtsalt, et ma saan aru, sama hea kui tahetakse siin suhkrumaksu kehtestada selleks, et eelarveauku lappida, siis ilmselt antud ka politseile käsk korjata salaja trahve, et Minu värske uudis eelmisest nädalast, kui sa jälgisid, on ka see, et lisaks magusate jookide maksule ikkagi ka neid samu trahviühikuid ju tahetakse tõsta. Ja mitte vähe tõsta, vaid jutt käis ju, mis on 40%-st ju. No see on häbi väärt ju. No, tõstame siis 40% piirkiirust ka. Lihtsalt kauplemise objekt. Nii, aga olen nõus, aga lähed huvigrupina sinna kohale, seaduse eelnõu välja töötamine, arutatakse asju, okei, kauplemise värk. Olen nõus, aga baaskiirus 90 asemel Eesti teedel 110, tavai. Aga miks see võiks olla? Ütleme 40% rohkem isegi. 120. See on algul nõuad seda selleks, et siis 110 eurost saab kokku. See on ikka nii, sa tead, kuidas asi. Absoluutselt. Nii, aga tegelikult kui nendest nii-öelda kiiruskaameratest jutt tuleb, siis nagu mina olen saanud, väidetakse, et need kiiruskaameraid paigaldatakse mitte selleks, et trahvi koguda, vaid selleks, et raustada liiklust ohtlikes kohtades. Ja siin ma tahaksin, vaata seal kunagi tegelikult peab selle üle vaatama. Kas see oli Õhtuleht või keegi üks lehtedest tegi ju selle ära, mis on kõige ohtlikumad kohad Tallinna liikluses, kus on toimunud kõige rohkem avariisideks. Nii, ja nüüd ma tahaks näha, kas need kiiruskaamerad on paigaldatud nendesse kohtadesse, kus on ohtlik või paigaldatakse näiteks Liivalaia tänavale, kus, no ütleme niimoodi, ma olen seda väga palju sõitnud, ega ma ausalt öeldes küll ei ole nüüd näinud küll ühtegi niisugust avariid ja ristmikul, jah, seal võib-olla on, eks, aga lihtsalt pikal sirgel, tavalisel sirgel, kus sõidetakse tavaliselt 60-70 kilomeetrit tunnis, praegu 40 on lubatud, nüüd võib-olla on sealt alla tuldud, et kas seal on see ohtlik koht, kus toimub väga palju liiklusõnnetusi, see on küsimus. Ja täpselt sama on ju see, vaata, kus on alati politsei, ma väga arvan seda mööda Piive maanteed, aga seal on see Varu lennuvälja rada või see lai koht. Kõige laiem koht. Kõige laiem koht. No püha jumal, miks ma seal ei või siis kihutada, ma ei saa aru,
mis ma seal või juhtu ja alati need paar korda elus, kui ma olen seda sõitnud, alati võt selle osa lõpus on politsei. No ei ole alati. No, ma olen Kõrvemaal suusatamas päris palju käinud iga talv. No ei ole kordagi näinud. Väga harva seal, aga ütleme, no neid kordi on olnud, et spetsiaalselt lähevad sinna sellist. No see on ju täitsa hoida villi. Ma ütlen, see ongi see personaalne riik, Peep. See, millest ka Eesti 200 räägib. Eesti 200, ajuvaba. Ma räägin lause lõpuni. Personaalne riik, mis teab, et just Peep on sel tunnil sõitmas seal ja just tema on see juht täpselt, kes seal ikkagi nagu paneb gaasi põhja. Kuidas spidomeetril on ju nagu nii-öelda varu on. No varu on ju, miks te numbritsioonist on siis? Peep, on riigid, kellel on mõistust ja on riigid, kellel ei ole mõistust. Jyvaskylas oled ju käinud. Olen. Ja sinna sõites on ju sul ka lähed üle selle nii-öelda varu lennuvälja, sõidad. Ja seal on mikski pärast pandud märk 100 kilomeetrit tunnis. Ja kuigi muidu on 80. Muidu on 80. Nii et tegelikult Piibe maantel, kui vähekenigi inimestel nii-öelda liikluskorraldajate, reguleerijatel, politseinikul, riigil mõistust peas oleks, ta paneks sinna märgi 110 kilomeetrit tunnis. No 110, ma ei tea, kas reeglid lubavad, aga 100 ilmselt lubaks küll. Jaa, 100. Mis reeglid? No reeglid on lai tee, mis on oma ruumi küll sõita. Ei, no seal on tegelikult on ju. Ei, lai lihtsalt. Seal on mingid asjad, mingid eraldus. Ma tean, eraldus, no aga mis... 100 ma oleks täiesti. Seal ei ole vaja midagi eraldada. Nii, aga kiiresti võtan lõppu veel Madis Kalvetit, siin on tahetud rihmutada tema kommentaari pärast ja on siis kirjutanud meile Mell ja on kirjutanud siis niimoodi, et seoses siis Madis Kalveti kommentaariga pihtas põhjaskandaal, et kergelt solvuvad mehed solvasid teisi, kergelt solvuvad mehi ja võtsid siis ohvri rolli. Noh, palutakse siis rihmutusmasin tööle panna Madisele ja öeldakse, et Madis seal ütles välja sellise lause, et kui on võetud selline targutav ja teisi õpetav stiil, siis tuleks see ka lõpuni välja kanda, mitte ei peaks esimese tagasilöögi järel pille kotti panema ja otsima seeläbi kuulajatelt kaastunnet. Ja ütleme siin soovitatakse Madis siis selle lause pärast ja ütleme kogu selle kommentaari pärast siis rihmutada ja räägitakse, et siin oli ikkagi tegemist naljaga ja kuidas naljast aru ei saada ja lõpuks soovitatakse siis härra Kalvetil jääda oma vigursuusatamise juurde ja et kossu asjada ei jaga. Nii, aga nüüd ma pean muidugi ma viskun nüüd oma hea sõbra kaitsele. Ja ma olen koos sinuga, kaitseme koos. Sest et kõigepealt ma pean tunnistama, et ma sain seda kommentaari lugeda ka enne, kui see avaldati. Ütlesin, et loomulikult väga hea, et kirjutad, et kindlasti saad palju sõimata, aga väga tubli, et üks asja tegid. Julgustasin avaldas selle ja ma ütlen, et kui nüüd rääkida siis pihtas põhjas saate kadumisest, siis minu arust ka see saate lõpetamine ei olnud kõige parem mõte või ei olnud üldse nagu hea mõte selle asja juures, et jah, et selles küsimus ma olen nagu Madisega ühte meelt. See, et kas nüüd kedagi siin teisi õpetav või oli see nali või nii ja naa. Toredad mehed tegid toredad saadet ja tegid nii täpselt nagu tegid ja jumala okei, et seda tegid ja minu arust selle ühe skandaali pärast ei oleks pidanud seda küll lõpetama, et sellest ma olen küll Madisega sama meelt. Kuule, meie saade oleks umbes 15 aastat no, siis kinni olnud juba jah, et... Ei, ja ma pean, mitte ei pea, aga minagi imestasin natukene, et esiteks miks arvamusloo peale üldse nagu peaks kedagi rihmutama, et väga hea, kui meil on erinevaid arvamusi ja ma arvan, et Madisel oli iva ja see oli täitsa kenasti lahti kirjutatud. Väga hea kommentaar. Kirjutatud väga hästi nagu, ja loogiliselt ka lahti kirjutatud, et loomulikult meie, kes me siin oleme üks ka ikkagi aasta kümneid varsti juba ütleme siis üsna reljeefselt väljendamas ennast nii mõnegi olgu siis spordi või spordivälise asja suunas, peame loomulikult ka ise paksemat nahka siis omama, ükskõik, kas meile tuleb saatega seoses mingisugust materdamist või mingi muu asjaga seoses, et loomulikult käib see nagu asja juurde ja ma arvan, et ka selle konkreetse kaasuse võtab minu arust päris hästi kokku üks
ühe korvpallifänni ja ühtlasi ka Audentese gümnaasiumi eesti keele kirjandusõpetaja, üks legendaarne korvpallifänn ja eesti keele kirjandusõpetaja, kes kuskil korvpalligrupis ka minust kommenteeris ja viskas selle lause, ma täpselt ei suuda tsiteerida seda, Toomas Uuskam oli ta nimi, et Rapla Tommina tuntud ka ütlesi, kes ütles minu arust sellise lause, et kuidas see oligi, et kõigepealt reageeris üle, et kõik reageerisid üle, et esiteks reageeris üle Gert ise seal saates selle esimese sõnavõtuga, siis reageeris üle Atso Matsalu juhitud kolleegium nii selle karistuse kui siis ka nende kommentaaridega ja siis lõpetuseks reageerisid ka saate tegijad veel üle selle saate mahavõtmisega. Just, aga meie üle ei reageeri ja me paneme vist siia saatele nüüd punkti. Jah. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.